Nii, tere õhtust või ma isegi ei tea, millal see ei ole meil nüüd otsesaade, et ma isegi ei tea, mis see kohane ajamäärus praegu on, aga tervist. Et eedris on järjekordne Tähenduse teejuhtide saatesari, saade. Tähenduse teejuhtide sarja saade. Ja ma teeks täna sedapidi, et ma kuivõrd lähtekohaks on üks raamat, siis ma loen siit väikse tsitaadi ja siis räägime, mõistatame kõik koos tund aega, mis raamatuga on tegemist. Siis tutvustame saatekülalisi ja siis on saade läbi. Olgu, nõus. Siuke plaan. Jõud, mis minus mõtleb ja toimib, on oma olemuselt niisama igavene kui see jõud, mis hoiab koos päikesi ja tähti. Tema tööriist võib kuluda, tema mõjusfäär muutuda, nii nagu kuluvad maad ning muudavad kohta tähed. Seadused aga, tänu millele ta olemas on ja kordub teisteski nähtustes, ei muutu kunagi. Nende jõudude olemus on igavene nagu Jumala mõistus ja mu olemasolu. Mitte mu füüsilise nähtamise alustoed, Nende jõudude olemus on igavene nagu Jumala mõistus ja mu olemasolu, mitte mu füüsilise nähtamise alustoed on niisama kindlad kui ma ruumis hambad. Sest kogu olemine on ju ühesugune, jagamatu mõiste. Nii hästi kõige suuremas kui ka kõige väiksemas on see rajatud samasugustele seadustele. Universumi ehitus kindlustab seega mu olemasolu tuuma, mu seesmise elu igavesti. Kus ja kes ma ka kunagi ei oleks, olen ma ikka see, kes ma praegu olen. Üks jõud kõikide jõudude süsteemis, üks olend Jumala maailma otsatus harmoonias. Ja see lõik on siis, tuleb Johann Gottfried von Herderi raamatust mõtteid inimkonna ajaloo filosoofiast ja selle raamat on siis saksa keeles tõlkinud Krista Räni ja välja andnud on selle ilma oma kirjastus möödunud aastal. Ja siit on sobiv koht siis minna üle saatekülaliste tutvustamisele. Tere tulemast Eeva Piirimäe esimest korda, eks ole ju? Ja või kindlasti esimest korda saates. Ja ütlen kohe ära, et minu põhjalikum tutvus Herderiga piirdubki siis Eeva saatesõna lugemisega, eks ma tast olen muidugi varem kuulnud ja lugesin ka läbi selle esimesed 5 lehekülge sellest 1000 leheküljedest teosest. Ja tere tulemast, Mihkel Kunnus juba, ma ei tea, sina oled vist juba ikkagi püsikülaline, jah. Rõõm sind alati siin tervitada. Olge hea, öelge enda kohta paar sõna, enne kui me läheme Herderi juurde, et alustame Eevast. see on raske ülesanne. Enamasti ma pean kuidagi profileerima ennast vastavalt sellele, mis seltskonnas ma viibin, sest ma istun paljude toolide peal oma tegevuste poolest. Et hariduselt olen ma ajaloolane ja filosoof, institutsionaalselt, kuuluselt olen ma politoloog ja huvidelt võiks võib-olla öelda poliitikateoreetik, ideede ajaloolane, filosoofia ajaloolane, palju asju. Aga Herderiga olen ma tegelenud 10 aastat, võib üsna täpselt dateerida. Ja see on olnud üks äärmiselt põnev aeg. Ma kindlasti olin liiga optimistlik, kui ma arvasin, et Herderist arusaamine on ühe nii-öelda elu jooksul võimalik. See kindlasti ei ole teostatav eesmärk, aga 10 aastaga midagi ikka on vast kogunenud ja mõtteid on. Mina olen vaimselt huvidega noormees, kes kuulub laias laastus Herderiga samasse parteisse. Selles mõttes, et Herder ütleb siin raamatus lehekülg 118. Niisiis jätame kõrvale igasuguse metafüüsika ja jääme füsioloogia ja kogemuse juurde. Et see on päris kena määratlus. Mulle meeldib see seisukoht. Milleks metafüüsika, kui saab olla tõsiselt fenomenoloogiline ja füsioloogiline? Jah, need on kõik need saate küsimused, mille ümber me saame siin paar tundi vestelda, eks ole ju. Et nagu ma ütlesin, ma ei ole Herderiga, et see on üks selline saade, kus ma olen lihtsalt õppija ja kuulaja rollis, mu kaasa rääkimise võime on ainult nii palju, kui ta on üldise lugemuse baasil, võib-olla see konteksti aduda.
aga üks võimalus ma ei leidnud seda tsitaati üles, et mind huvitab, ütlen kohe ära, et põhiline küsimus, mis mind selle saate või vestluse puhul huvitab, on see, kuidagi näen siit eerata üle, paremini asetama, et mis mind huvitab reaalselt selles saates, mida ta mõtleb selle all, et kas see oli, et filosoofia tuleb maa pealt või tähendab taevast maa peale tuua või? Jah. Oli midagi sellist, eks ole, et mida ta selle all mõtleb, et ma saan aru, et me juba natuke hakkasime seal sellest, sina avasid natuke selle nurga, eks, et jätame metafüüsika sinna paika ja tegeleme siis fenomenoloogiliste nähtustega või? Jah, ma arvan, et Eeva oskab siin paremini seletada. Jah, et see on provokatiivne väide siin Herderil. Ühesõnaga, seda peab vaatama natuke Herderil, jah. Seda peab vaatama natuke pikemas kontekstis, selles mõttes, et peab vaatama nii Herderi enda vaadete arengu kontekstis, kui ka laiemas filosoofia ajaloolises kontekstis. Ehk siis noor Herder kirjutab 20 aastat enne selle, keskeltläbi 20 aastat enne selle suure teose avaldamist ühes väiksemas essees. Et Sokratese suur teene on, et filosoofia tuli taevast maa peale. Ja see on tegelikult tsitaat Cicerolt, aga samas siis selgelt nii-öelda isiklikus plaanis läbi tunnetatud arusaam, ehk siis, et tõepoolest filosoofia ei peaks tegelema taevaste asjadega, ta ei peaks nii-öelda püstitama hüpoteese looduse päritolu kohta, vaid tegelema siis selliste asjadega, mis on reaalselt inimeste elu jaoks olulised, mis aitavad neil hästi elada, eks ole, see suur Sokratese küsimus, et mis on hea elu, kuidas ma peaksin elama, vastus on mõtestatud elu ja noor Herder tegelikult näeb ennast siin siis niisuguse Sokratese järgijana, et metafüüsikast tuleb kõrvale astuda, tuleb hakata tegelema asjadega, mis on inimese jaoks tõeliselt olulised ja filosoofia peab olema kasulik, poliitiliselt relevantne ja tõepoolest siis ka selline, millest lihtne inimene aru saab. Siin muidugi on tal omad eeskujud, eks ole, näiteks David Hume Šotimaal ja teised. Aga nüüd see tsitaat ja see niisugune siis provokatsioon, milleni Herder siis jõuab nüüd juba siis küpse arutleja ja mõtlejana, on selles mõttes siis selline, et siin ta jääb selle vaatepunkti juurde, et kõige keskmes on inimene on jah, sellises, ütleme siis traditsioonilises võtmes, eks ole, looduse kroon ja nii edasi, aga ikkagi selleks, et aru saada, mis see inimene on, mis süsteemis ta toimib ja mis ikkagi nii-öelda seletab inimese ka mõtlemist ja tegutsemist, selleks me peame ta panema siis avaramasse niisugusesse loodussüsteemi. Ja sellepärast siis tõepoolest see raamat algab tähtedest ja planeetidest ja suurest laiast nii-öelda maailmasüsteemist, mis siis on need taevased asjad, eks ole, aga nendest taevastest asjadest tuleb siis aru saada tõepoolest niisuguses laiemas süstemaatilises plaanis, nii et lõpuks see suur süsteem integreerib endasse ka siis selle inimese, kes endiselt tegelikult Herderi jaoks on oluline ja keda ta siis selle abiga ikkagi mõista püüab. Jah, ja võiks öelda, et ta ei alusta igavikulisusest, nagu võib-olla niisugune metafüüsika on sageli, eriti kui ta on väga suures suuluses niisuguse teoloogiaga. No nagu Aquino Toma ütles, et kõige tähtsam küsimus igavestest tõdedest on olulisem kui kuidas hea teadmine maistest asjadest, siis Herder on ikka niimoodi, ta hakkab hästi-hästi maiselt. Et see sama koht, kus ma ütlesin, eks ju, et jätame kõrvale igasuguse metafüüsika, jääme füsioloogia ja kogemuse juurde, sealt alustab esimese teesiga, eks, et kust võiks alustada. Inimene käib püsti asendis, ta on kogu maal ainus, kes seda suudab. Sest kuigi karul on laiad labajalad ja ta jääb end vahel veel püsti, kahv ja pükmee käivad või jooksevad mõnikord püsti asendis, ainuüksi inimene on selline, ja eks siit tuleb edasi, siis tal on pikem suur varvas, püsti asendil on allutatud kõik lihased, sääremarin jämened, eks me saame aru, ta on ikka täiesti maine mingis mõttes. Ta on väga ajalooline, ta vaatab ajaloolist kujunemist, väga palju rõhku paneb kliimale, geograafilisele, igasugustele geoloogilistele, geograafilistele oludele, ta vaatab pinnavorme, kus on mäed, kus on jõed,
milline on sademete režiim, vihm, päike, eks ju, et ta on nagu hästi maine selles mõttes, et kui mina seda siit algusest lugesin, siis ma tundsin ära väga, väga moodsa mõtteviisi, mida ta lihtsalt kirjeldab teiste sõnadega ja võiks öelda, et ta on üks esimesi sügavalt ökoloogilisi mõtlejaid. Selles mõttes, et inimene kuulub. Jaa, ta on keskkond ja vaatab, üks põhjus, miks see raamat nii paks on, et see võib natuke hirmutada, eks ju, 1000 lehekülge, on see, et me saame aru, kui me oleme nii konkreetsed, siis need kõik igasugused konkreetsused tuleb üles loetleda. Ja siis ta võtab ühe rahva ette, kirjeldab tema geograafilisi, klimaatilisi muid asju, olusid, järgmise ja järgmiseks. Ja me ei saa mingi ühe abstraktse printsiibiga seda kokku võtta. Et see on tal, et ta on väga ökoloogiline mõtleja, ma ütleks küll, jah. Et vaatab väga palju kliima ja keskkonna ja loodusolusid. Jah, no nagu ma ütlesin, et kui ma see teema saatasena lugesin, et siis minu jaoks see ka loetud asetub mingisse konteksti ja võib-olla üks põhiteema, mis siin on olnud, kui ma nüüd tagasi vaatan, siin on mitmeid kõrvalteemasid, mis on nüüd siin pealt 90 saate juba olnud, aga ma arvan, et üks keskseid teemasid mulle ennameres tundub, et on ikkagi see Descartesi teema seal kogu selles saates ja sellega seoses jäi mul siin lehekülg 958, mis seega kirjutab, et kuigi Herderi vaated arenesid aastate jooksul mitmes üksikus aspektis, jäi nende antidualistlik põhialus siiski samaks. Tema jaoks ei eksisteeri fundamentaalset vastandus keha ja hinge, looduse ja kultuuri, meelelisuse ja mõistuse ning looduse ja Jumala vahel. Arendaks seda natukene edasi. Just seda, ma arvan, et ei teeba üldse paha ju ülekorralda, mis asi dualism, et mis tuum ja mis, et seda, ütleme taust ja siis see väike tekstikatke, et ole hea Eva. Jaa, et tõepoolest Herderi puhul on antidualism selline märksõna, mis tõesti annab võtme tema siis ka erinevate võitluste juurde mingis mõttes me võime nii öelda. Ehk siis noorena alustab ta tõesti siis esialgu niisugustest tunnetust puudutavatest dualismidest. See on siis tundmuste ja tunnete vastandamine mõistusele, mille ta koheselt tõesti oma kõige varasematest tekstidest peale lükkab täiesti otsustavalt kõrvale, vastandub sellele ja kaitseb siis tõesti niisugust holistliku tunnetuse kontseptsiooni. Ja rõhutab just temale eriomaselt, rõhutab meelte olulisust siis igasuguses tunnetuses, võimatu on ette kujutada tunnetust ilma meelteta, ehk siis meeltest saab igasugune tunnetus alguse ja samaaegselt siis ta rõhutab, et on olemas ka meie nii-öelda sisemine meel, milleks siis on eksistentsi tunne, olemise tunne. See on filosoofia ajaloos lihtsalt väikese kõrvale põikena, võib-olla me tuleme selle juurde hiljem, äärmiselt oluline siis niisugune filosoofiline väide, ehk siis olemise rõhutamine, olemise tunne kui niisugune pime, tume tunne, mis vajab meeli, et siis ergastuda ja konkretiseeruda, on selles mõttes põnev, eks ole, et me teame hästi, kuidas 20. sajandil Herder tuleb Heidegger tuleb olemise mõiste juurde, tundmata seda varast Herderi fragmenti, aga tegelikult selles on siis olemas juba niisugune ettevaatav või meile tagantvaates tundub see ettevaatavana siis niisugune seisukoht, mis tähtsustab olemist, mitte mõtlemist, eks ole, nii nagu Descartes, kui me tuleme siia nüüd tagasi selle algse küsimuse juurde, vaid olemine, mis on tundes, mis konkretiseerub siis tänu meeltetajule ja võtab siis juba täpsemalt eriomased kujud vastavalt sellele, missugusel viisil siis me neid kogemusi maailmast saame, mida me siis sisemiselt tunnetame ja muidugi siis ka kohe väljendame. Nii et esimene antidualistlik moment, see on siis tunnetust puudutav, see, kuidas me maailma kogeme, siin tundeid mõistust ei vastanda Herder.
ja siit edasi siis tõesti hakkab ta tegelema metafüüsikaga süvenenult, algusest peale tõepoolest see hoiak on see, et traditsiooniline metafüüsika ei sobi ja ta lükkab selle tagasi, teiselt poolt väga tõsine süvenemine Leibnizi, hiljem Spinozasse, sellistesse klassikalistesse metafüüsikutesse, ehk siis ta omal viisil teeb siis nii-öelda rahu nende mõtlejatega selles mõttes, et ta võtab vastu elemente ja loob siis oma süsteemi, jõuab tegelikult oma nii-öelda idealismini. Ja see on siis, jälle me võime öelda, et idealism versus materialism, et siin ongi ju teatav dualism, eks ole, aga Herderi puhul siis tõesti väga oluline on see, et see idealism on selline, et vaim siis tingimata vajab keha. Ehk siis vaim ei saa olla ilma kehata, vaim loob endale keha. Ta sõna otseses mõttes ütleb seda, et vaim loob endale keha ja loob selle keha just nimelt selleks, et olla see vaim, kes ta on, ehk siis tunnetada. Et kui me ainult meelte läbi tunnetame, siis on meil ju keha vaja, eks ole. Nii et vaim vajab keha, vaim loob need organismid, millest ta siis, eks ole, nii-öelda elab ja siin jälle niisugused erinevad etapid Herderi filosoofia arengus, ta jõuab siis jällegi oma 30-ndates eluaastates, 10 aastat enne, kui ta nüüd selle suure tellise kirjutab, ehk siis 1770 aastatel, jõuab siis oma eripärase niisuguse elufilosoofiani, mis siis tegelikult ongi selline idealismi, materialismi süntees, kus siis kõik on hingestatud, kõik on materiaalne samaaegselt ja seda peab nii-öelda uurima, kuidas see elu siis toimetab, elab, sureb ja jälle tärkab, sest siin on sees ka teatav niisugune taastuleku idee ja muidugi siis seda kõike samaaegselt võib öelda, et ühelt poolt Herder siis suhestub klassikalise metafüüsikaga, Leibniz väga oluline, Spinoza nagu juba mainitud, teiselt poolt äärmiselt huvitatud sellest, mis toimub tema kaasaegses loodusteaduses. Ehk siis selleks hetkeks on loodusteadus või võime öelda loodusajalugu, nii nagu seda määratletakse, sellised autorid nagu Buffon või Bonnet või Albrecht von Haller tegelevad väga tõsiselt, eks ole, selle sama elu uurimisega, mis see elu on, kuidas me teda klassifitseerime, kuidas see elu toimetab siis tõesti erinevates keskkondades, see sama ökoloogilisus, liikide vahed, liikide ka tekkimine tegelikult, eks ole, tolleaegse teadmise baasilt, et mis siis on, kuidas need liigid on omavahel suhestatud ja kas on mingisugused arengud ja arenguliinid ja nii edasi, seda kõike muidugi kristliku teoloogia taustal, eks ole, mis on otsustav pinge on tegelikult juba sees nii-öelda kreatsionistliku vaate ja selle loodusajaloo vahel, eks ole, erineval viisil seda väga tugevalt. Ja Herder siis tegelikult tõesti sellise suure universaalina väga hästi jälgib mängu. Ühesõnaga, ta on kõiki omaaegseid teadlasi lugenud, kõiki neid tunneb, kõiki neid tegelikult kuidagi viisi jälle oma süsteemi mahutab, osasid arendab, natuke liiga julgelt võib-olla, teisi võtab üpriski tähelt. Ja loob siis jah, ütleme, võib öelda, et siis tõesti 1780 aastateks, kui ta nüüd nende mõtete kirjapanekuni jõuab, mõtted siis inimkonna ajaloo filosoofiast, siis selleks hetkeks jah, tal on see nagu süsteemiks vormunud. Varasemalt siis pigem üksikutes erinevates esseedes, eri nurkade alt käsitlenud seda temaatikat, nüüd siis suur süntees, mida ta küll, eks ole, teatavasti ei lõpeta, viimased köited jäävad kirjutamata, aga alused on nii-öelda pandud, me näeme, eks ole, kuidas tema jaoks loodusajalugu omavahel seostuvad ja kuidas see kõik on siis tõepoolest niisugune idealism, materialism üheskoos, antidualistlik ja nagu seda nüüd ka viimase aja siis käsitlustes on iseloomustatud radikaalselt naturalistlik. Ehk siis Herder kui radikaalne naturalist, mis muidugi on äärmiselt
suur provokatsioon või probleem, eks ole, temaaegses ikkagi kultuuri kontekstis. Ehk siis paljud tema kaasaegsed loodusteadlased, näiteks Albrecht von Haller, kellele ta siin toetub, rääkides siis erinevatest närviimpulsside reaktsioonidest võrreldes taimi ja loomi ja nii edasi, põrkus tagasi kõige nii-öelda radikaalsemate naturalistlike järelduste ees, näiteks toetades preformatsiooniteooriat seda, et liigitel on oma niisugune vorm, millest nad siis, eks ole, välja kujunevad, on eelvorm ja selle vormi on muidugi pannud Jumal, eks ole. Herder ei põrganud tagasi selle nii-öelda vastandi ees, mida reeglina seoti materialistliku teooriaga, mille järgi epigeneetiliselt organism võib lihtsalt suvalisest mateeriast nii-öelda vormuda, eks ole, tulla välja uus struktuur ja süntees. Ehk siis Herder tõepoolest on selles mõttes huvitav autor, et ta on tegutsev pastor olulisel kohal selleks hetkeks Weimari siis linnas, kus ta siis tõesti on nii-öelda lausa koolide ja kirikute valitsuse ülemus, ka ühtlasi ka siis jutlustav pastor, Luteri, eks ole, teoloog, kes siis samaaegselt kaitseb radikaalselt panteistlikku, naturalistlikku ideed sellest, kuidas Jumal on kõige sees, tegutseb kõige läbi. Siin sissejuhatuses ta natuke nagu annab vihjeid, et me võime ikka Jumalast rääkida ka kui nii-öelda maailma loojast, aga tegelikult me hakkame vaatama, kuidas see süsteem nii-öelda koos seisab ja mis on siin see nii-öelda kandev idee, siis ilmselgelt lihtsalt Jumal ongi loodus. Ja jällegi veel üks, eks ole, antidualism, ei ole Jumal versus loodus, vaid Jumal loodus, kõik on üks sama suur süsteem. Jumal ongi loodus, jah. Kas tema on siis panteist ja mitte vastandina panenteism, mis ütleb, et Jumal on nii looduses kui ka väljaspool seda? Võib küll nii öelda, jah. Selgelt panteist Jumal kuskil väljaspool, Jumal ise vajab loodust, et ennast tunnetada, ta loob selle nii-öelda enda sees, aga kõik see, mis on ka ühtlasi Jumal tegelikult. Panteism ikkagi siis. Ja selles mõttes, et nagu see elurikkus tulebki sellest, et olemisvorme katsetatakse läbi kogu aeg niimoodi mingis mõttes, et elurikkus on vajalik, et kõik asjad läbi proovida või kõik olemisvormid, et ta on väga suur elurikkuse nii-öelda pooldaja ja ta nagu loeb võrdseks kõik olemisvormid selles mõttes, et neid kõiki on vaja. Inimene on küll mingites aspektides kõige täiuslikumalt välja arenenud, aga teised on nagu võrdväärsed ja kuidagi vajalikud, ja siin seda selline välja, et miks kõik rahvad on vajalikud ja kuidas mingi olemisvormid kujunevad, katsetatakse neid, kuidas aktualiseeritakse oma potentsiaale, mõnel see ei õnnestu, mõnel õnnestub paremini, eks ju, mõni rahvus hääbub teatud olude tõttu varem ja nii edasi. Kas ma tohin siia kohe väikse märkuse, et ja iseenesest on õige, et kõik on võrdne ja kõik on nagu oluline nii-öelda katsepolügoon, aga teistpidi on oluline näha, et see kõik toimub nagu Herder selle kohta ütleb loodusseaduste alusel. Ehk siis, eks ole, see kõik on üks protsess, milles on oma kindlad seaduspärasused, kuidas need asjad nii-öelda evolveeruvad, arenevad, eks ole. Et selles mõttes selles ei ole midagi otseselt juhuslikku, kõigel on oma loodusseadused, samas, eks ole, iga asi areneb vastasmõjus keskkonnaga, seda me siis peame ka nende loodusseaduste all, tegelikult Herder mõtleb ka seda, et aeg, kliima ajal, ta mõtleb siis seda nii-öelda reaalset konstellatsiooni, kes korraga, eks ole, maa peal sel hetkel elavad, teiselt poolt siis need klimaatilist-geograafilised tingimused, et kõik need mõjurid on mingis mõttes allutatavad ikkagi sellele samale loodusseaduse kontseptsioonile, et siin midagi selles mõttes juhuslikku ei ole, on need jõud, mis ennast välja arendavad, nii palju, kui nad saavad, vastasmõjus keskkonnaga, võtavad vastu teatavaid mõjutusi, muutusi, eks ole, ja tõepoolest mõned asjad arenevad halvemini kui teised. Et see on õige, on probleemid selles arengus, on seismajäämised, on mitte nagu katkestused, on mõjutused, mis ei ole head, mis vajavad tasakaalu tagasiviimist, eks ole, seda sorti protsess seda teadustab, aga tema jaoks jah, see kõik ei ole nii, et Jumal lihtsalt mängib kuidagi ja katsetab, eks ole, vaid selles on selgelt siis protsessi loogika. Ma noppisin siin üles selle, mis mulle jäi ka silma siit selle jällegi Eeva saatesõnast, see sama epigeneetika ja reformism, et meil oli siin 5-6 saadet tagasi oli just Kalevi Kulli ja Toivo Maimetsaga.
aga seal tundus, et selles kontekstis, kus nüüd Eeva rääkis, et see epigeneetika ja preformism, et see preformism oli justkui selline tead, ma jätan praegu siin poole, et arenda palun ise seda epigeneetika ja preformismi. No preformism on see, et eks ju, et no, vormid on ette antud valmis ja lihtsalt rulluvad lahti, aga epigenees tähendab kujunemist seaduspärasuste alusel. Jah, ja siis oli nagu Eeva ütles, et selle vormi oli paika pannud Jumal nüüd DNA puhul, mis on ju, ütleme see DNA leian kohe koha. Kuidas ma siis ütleksin, DNA mõtteraamistik, seal on ju see sama vorm on. No jah, eks ju, et meil on DNA on laksust olemas. Ega bioloogid ei ütlegi, et üks või teine tänapäevasest seisukohast, eks ole, on peale jäänud. Epigenees on, jah, tuleb. Saab öelda, et see on see geneetiline determinism sisuliselt, eks. Reformism on geneetiline determinism, aga praegu seda just, et praegu seda jällegi, eks ole, ei pooldata, et selgelt keskkonnamõjud on olulised, millised geenid aktiveeruvad, nii edasi. Et Herderi puhul on jah, selles mõttes võib-olla tasub seda teemat natuke põhjalikumalt avada, aga selles plaanis, et sa räägid nüüd sellest samast preformismi, jah, ole hea. Ja, et siin on tegelikult sees jälle niisugune väga põnev vastandumine teise samaaegse suurkujuga, ehk siis Immanuel Kantiga, kes oli kindlasti Herderi Kanti suhtest tasub mitut pidi rääkida, aga praegu siin korraks siis hoopis niisuguses loodusfilosoofilises plaanis võiks selle kõneks võtta. Ehk siis kõigepealt muidugi õiendaks ära ühe niisuguse olulise faktilise asja või märgiks ära, et Herder, eks ole, on Kanti õpilane, ta on õppinud Kanti käe all Königsbergis aastatel 1762 kuni 1764 ja mitte sugugi lihtsalt õpilane, vaid vaimustunud õpilane, ehk siis pannud kirja kõik Kanti või nii palju kui ta neid kuulas Kanti loengud, mis on muide oluline ajalooallikas ka Kanti vaadete uurimisel, varase Kanti. Lisaks on ta värsistanud olulisi Kanti mõtteid ja nii edasi, mille peale Kant reageeris Herderi jaoks natukene, ütleme siis, võib-olla isegi ehmatavalt öeldes, et et võib-olla see ongi Herderi kutsumus, et hakata selliseks poeetfilosoofiks, milles tegelikult võis tunda teatavat niisugust väikest torget, aga kindlasti ei olnud see, mida Herder tegelikult kuulda tahtis selle peale. Ehk siis Herderi ambitsioon oli kindlasti suurem, ehkki ta kindlasti samas poeesiat muidugi ei alavääristanud. Ja sel perioodil, sest tõesti see on Kanti eelkriitiline periood, eks ole, jõuab oma kriitikateni alles 1780. aastatel absoluutselt nii-öelda kaasaegsena sellele tellisele jälle, mis meil täna siin jutu keskmes on. Ja Kanti eelkriitiline periood, kus ta siis arutleb ikkagi metafüüsilises võtmes loodusjõudude üle ja loodusprotsesside üle ja mille puhul siis Kant väga selgelt on preformatsiooni pooldaja, ehk siis tema jaoks ei ole muid loodusseadusi, kui on Newtoni mehaanikaseadused ja loodusprotsesside mõistmisel sel eelkriitilisel perioodil ta räägib pigem siis tõesti sellest lihtsalt, et see ongi see tõend, et meil on Jumalat vaja, ehk siis kes on need organismid rajanud, ilmselgelt on tarvis kedagi, kes on teda teinud ühelt poolt siis ütleme meelevaldselt, nii et me ei näe neid loodusseadusi, mis neid organisme siis oleks kuidagi viisi esile toonud ja teiselt poolt see kõik on nii võrratus harmoonias, nagu Kant ütleb, eks ole. Ja selle peale tegelikult juba Herder reageerib ja ütleb, et ei, et me peame ikkagi mõistma ka seda, kuidas need organismid on esile toodud, et see on oluline. Ja siit hakkab siis tõesti tulema see Herderi niisugune püsiv huvi kaasaegse loodusteaduse vastu ja muidugi Kantil on see huvi ka tugev, et ega ei saa öelda, et ühel või teisel oleks huvi vähem, aga see on praegu tegelikult päris suur niisugune arutelu teema, sellest on ka palju kirjutatud, et kuidas ikkagi see Kanti nii-öelda suhe on nende kahe preformatsiooni ja epigeneesi teooria
teooriatega, et oma hilisemates tekstides otsustusvõime kriitika näiteks 1790. aastast, ta justkui nagu mingit laadi sünteesi pooldaks ja nii edasi, aga üldiselt näib siiski, et Kanti vaade on selline, et tema jaoks on väga oluline hoida Jumal maailmast eraldi. Kriitilisel perioodil me põhimõtteliselt ei saagi Jumalat ära. Deism on Kanti noh, üldiselt muidugi lõppkokkuvõttes võib sinna ta panna või ole eksima siin? Läheb keeruliseks selles mõttes, et jälle peame rääkima kriitilisest kantist, aga kui me räägime... Ma tahtsin küll nüüd täpsustada, kas see kriitiline periood on see, kus toimub see Koperniku pööre? Kopernikuse pööre 1781, see on 3 aastat enne selle mõtetest inimkonna filosoofiast teose ilmumist, ja sellele, eks ole, siis järgnevad puhta mõistuse kriitikale järgnevad siis praktilise mõistuse kriitika ja otsustusvõime kriitika. Ja see otsustusvõime kriitika, see on see koht, kus Kant räägib bioloogiast ja kunstist korraga. Ja kumbki neist siis ei mahu, eks ole, sellesse Kanti nüüd uude süsteemi, mille järgi meil on niisugused tõsikindlad arukategooriad ja mõistuse seadused, mille järgi me siis kas tunnetame või siis vastavalt meil on mõistuse printsiip, milles alusel me moraali mõtestame, et need on siis sellised reflektiivse otsustusvõime valdkonnad, kus me nii-öelda räägime asjadest justkui neil oleks eesmärgid. Näiteks siis kogu loodus on justkui eesmärkide süsteem, ehkki tegelikkuses neid eesmärke ei ole, sellepärast bioloogia ei ole kunagi Kanti jaoks tõsine teadus. Et bioloogia on ikkagi alles teel teaduseks, mingit laadi niisugune organiseeritud teadmise valdkond, heuristiline niisugune lähenemine, me otsime, leiame, aga see ei ole kindlasti teadus, sest teadus ikkagi rajaneb sellistel opereerib loodusseadustega, mis omakorda on meie mõistuses siis ankurdatud. Ja need on matemaatilised mehaanika ja selles mõttes selgelt. Kas ma saan õigesti aru, et ma täpsustan, et see on oluline koht tunda mulle, et Kanti põhjendus sellele, et bioloogia ei ole päris teadus, on see, et ta ei ole piisavalt matemaatiline, piisavalt newtonlik või? Me ei saa organisme Kanti järgi seletada ära ainult mehaanika printsiipidega. Ehk siis, eks ole, organismid kasvavad, arenevad, elavad, paljunevad. Mehaanika ei aita meil neid ära seletada, aga samas meil ei ole teisi seadusi, mis vääriks seaduste nime, eks ole. Meil on, aga me püstitame siis nii-öelda meie otsustusvõime, meie niisugune siis inimlik niisugune leidlikkus omistab asjadele eesmärgid ja omistab ka siis nendele loodusasjadele niisugused sisemised eesmärgid, et iga olend peab välja arendama oma algsed eeldused. Ja siin on ka, eks ole, kõlab juba see preformatsioon, et meil on need algsed eeldused, mida me siis tegelikult, eks ole, arendame välja ja kõik see on omavahel suures süsteemis, et väiksemad organismid teenivad suuremaid ja nii edasi, aga kõik see on nii-öelda meie otsustusvõime niisugune muster, mille me paneme looduse peale, aga me ei saa öelda, et need on tõsikindlad loodusseadused ja seetõttu bioloogia ka, ta ikkagi kobab pimeduses Kanti arvates ja on selles mõttes lihtsalt nii, nagu meie asju näeme, aga see ei ole siis Newtoni mehaanika, mis ikkagi on otseselt meie mõistuse seaduses. Jah, seda võttis Kant ju ette antuna, eks, et Newtoni mehaanika on see vaim, millega ta oma... Ütleme siis niimoodi, et Kanti tõsikindlusnõuded on nii kõrged, et mingi bioloogia sinna ei mahu. Ma panin sellise lause, mulle tundub, et see on oluline koht, et kas sa sellise sõnastusega jätta rahul, et Kanti arvates ei saa me organisme seletada mehaaniliselt. Jah, võib küll öelda, et mehaanikast ei piisa. Aga teist teadus kui mehhanitsistlik meil ei ole, sest see on... Mis vääriks teaduse nime. Mis vääriks teaduse nime, sest teist teadus kui Newton oma meil ei ole. Just. Ja ma panen seda, et mis vääriks teaduse nime. Just. Et siin ma saan hüpata korraks tagasi selle eristuse juurde Descartesiga, sest ma arvustan siin üsna võtmeline kohta, eks ju, Herderil on... meelte osa tunnetuses väga tähtis. Aga kui vaatame näiteks Descartesi, siis Descartes ütles, need meeled tuleb kohe välja praakida. Need on nii ebakindlas udused asjad, neid ei saa kuidagi usaldada. Ja oma arutluses meetodis... See kõlab ju nagu Platon mulle. Nojah, eks ju, seda ka, eks ju, võiks öelda isegi see on metoodiline antifenomenalism, kuna meeled on nii udused, ägused asjad, neid jätame kõrvale.
keskendume ainult hästi tõsikindlatele asjadele, et kui me vaatame seda William Jamesi head määratlust, eks ju, et meie arusaam või tunnetus on kahe vastandliku tendentsi pingeväljas, üheks on hirm eksida, teiseks on iha teada saada, siis nii Kant kui Descartes kindlasti on hirm eksida on suurem, sellepärast nad keeravad skeptilisuse vindi peale, aga Herder seevastu kohe siin alguses päris pikalt, mingi esimesed 150 lehekülge umbes, räägib analoogia printsiibi olulisusest. Jaa, selle ma kirjutasin välja. Just see, mingit analoogiat, eks kogu tunnetus on analoogiline. Descartes tahab matemaatikat, tema oli see, kes lõi koordinaatteljestiku, kus ei ole mingit analoogiat, vaid täiesti korralikud võrdlused, arvuliselt väljendatavad võrdlused. Ülekanded, projektsioonid, matemaatika. No väga oluline samm maailma kvantifitseerimise. Jaa, väga oluline samm maailma kvantifitseerimise suhtes. Koorliku ideaali suur samm, ma kuutan. Jah, aga see lähtub täiesti metoodiliselt ja häbenematult analoogia printsiibist. Ja iseenesest nüüd, kui tänapäeva loodusteaduslik on, me võime öelda ka Kanti vaimus selles mõttes väga matemaatiliselt läinud, siis ta on kogu aeg sammunud edasi ja ühte kohta on ta puntrasse keeranud, kus ta ei suuda analoogia printsiipi eitada, aga samas selle öeldud matematiseerida või teaduslikult tõestada. Ja see on loomulikult teadvuse probleem. Eks ju? Kust me tean, et sinul on teadus, kust ma tean, et sinul on teadus? Tundub nagu mina. Analoogia par excellence. Ja kuna see on nagu nii selge asi, et siin on tegu analoogia printsiibiga, siis mis sa teed? Ei teegi midagi, eks ju. Me teame, et teisel inimesel on teadus ainult tänu analoogiale iseendaga ja see on nii ilmne, et siin me analoogia printsiipi kahtluse alla ei sea, aga samas nagu teadusega ligi ei pääse see meetrilise, arvulise, matemaatilise, loodusteadusliku nähtega. Aga kuna Herder suhtub analoogia printsiipi täiesti sõbralikult, ütleb tõepoolest, me kasutame seda ja vastupidi, me peaks selle väga välja arendama. Ja sellepärast näiteks range teadusliku skeptilisusega seda raamatut võib olla päris õudne lugeda, sest ta ei põrka näiteks tagasi selliste arutelude eest, kus ta mõtleb niimoodi, milline tundub hundinälg võrreldes elevandinäljaga. Niimoodi arutad või? No umbes niimoodi, ja selliseid arutelusid on ka. Sest ta mõtleb, eks ju, hundil on siuke lühikesed sooled, äge magu kuidagi lähedal, sitkel tihased, tõenäoliselt ta tunneb nälga väga teravalt, elevant seda tõenäoliselt kuidagi flegmaatilisemalt. Eks ju, me saame aru, et sellistel aruteludel ei saa mingit ranget teaduslikku põhjendust olla, kuigi tõenäoliselt on mingi hundinälja kvaliteet ja tõenäoliselt on ka mingi elevandinälja kvaliteet. Et need on meetodid, kas saab nüüd meetod öelda selle kohta nagu empaatia ja sisseelamine. Aga nende sõnadeni ma jõudsin, siis ma saan kohe küsida, ohoo, Eeva, mis raamat sul kaasas on? Raamat on ilus. Raamat on väga värske ka. Et selle pealkiri on Herder empaatiast ja sümpaatiast 2 keeles, inglise ja saksa keeles ja ilmunud siis sel kevadel, koostatud minu Liina Lukkase ja Johannes Schmidti poolt. Liina Lukas siis ilmselt tutvustamist ei vaja Eesti kontekstis, Eesti kirjandusteadlane ja balti-saksa kirjanduse suur asjatundja ja kriitik ja Johannes Schmidt on siis Ameerika Herderi uurija. Ja see on koomik, mis on sündinud siis 2015 aastal peetud konverentsis Tartus, aga siia on kutsutud ka päris palju selliseid autoreid, kes siis osaleda ei saanud või keda me isegi taibanud kohe kutsuda. Ja teemaks on siis Herder empaatiast ja sümpaatiast. Ja siit võib sellest muidugi palju rääkida, aga alustuseks võib-olla ma seon selle siis sellega, mis me just äsja rääkisime, ehk siis sai siin, eks ole, pikalt arutatud juba Herderi loodusfilosoofia üle ja selle üle, kuidas ta loodust käsitleb, mis on tema loodusteaduse üks meetodeid, ehk siis see analoogia meetod käis juba läbi. Ja millest me veel ei ole rääkinud, on siis see Herderi inimuuringud ja konkreetselt inimkultuuri uuringud. Nüüd see kogumik näiliselt, eks ole, keskendub siis nüüd tõesti mõistetele, mida me üldiselt seome ainult tavamõistuses. Inimesed enamasti seovad ainult inimesega, ehk siis inimene kui empaatia võimeline olend. Ehkki nüüd hiljuti
viimastel aastakümnetel ja ilmselt ka varasemalt need asjad käivad ikka edasi-tagasi, on olnud ka hääli looduse uurijate, loomauurijate hulgas, kes räägivad loomade empaatiast. Aga jah, siis, et ühesõnaga siin see kogumik püüab siis nüüd tuua just nimelt valgusvihku selle asjaolu, et Herder on universalist, tema jaoks loodus, ajalugu ei ole rangelt vastanduvad või lahutatud, ei ole vastanduvad ja lahutatud ka loomad ja inimesed. Ehk siis Herderil on niisugune üldistav sümpaatia käsitlus, lõppkokkuvõttes tegelikult hõlmab see ka siis asju, mis häälitsevad, mitte isegi ainult loomi, kes on hingestatud olendid, vaid ka nii-öelda veel kord asju, mis häälitsevad, näiteks siis pillid, mis teevad, eks ole, muusikariistad, mis teevad häält ja mis ka kõlavad üksteisele vastu, et juba antiigist tuntud näide, kuidas ühe pilli keelte mängimine võib panna kõlama ka teise pilli lihtsalt tänu niisugusele, eks ole, nagu siis öeldi sümpaatiale. Tänapäeval leiame me sellele teised seletused, aga siis oli see üks häid näiteid sellest, kuidas ka looduse asjad omavahel on nii-öelda sümpateetilises kooskõlas, reageerivad üksteisele ja Herderi jaoks on see ka üks niisuguseid ideid, mida ta hakkab arendama siis tõesti sellest, kuidas looduses on need kooskõlad ja kokkukõlad ja üksteise nii-öelda stimuleerimine. Hääl on tema jaoks üks olulisemaid meediume selleks. Aga tegelikult ka siis samas Herder on tuntud kui nii-öelda humanitaarteaduste eripärase meetodi tutvustaja, leiutaja, täpsustaja, ehk siis selle nii-öelda sissetundmise empaatia meetodi leiutaja. Nüüd see kogumik vastandub sellele arusaamale, et see on mingit laadi eriline meetod humanitaarteadustes, et Herder tegelikult üldse ei räägi empaatiast kui meetodist, et see on mingis mõttes hilisem kihistus, hiljem sellised mõtlejad nagu Wilhelm Dilthey, kes arutleb, et loodusteaduse ja ajaloo või üldse laiemalt inimteaduste siis spetsiifika üle toob sisse selle teesi, et jah, et inimteadused, need põhinevad mõistmisel, loodusteadused püüavad seletada, ühes on seadused, teises on siis see ainulaadsus, mida me lihtsalt proovime mõista ja tagantjärele siis konstrueeritakse, et selle Dilthey nägemuse eelkäijaks on ka Herder. Ja veel kord, et nüüd see kogumik püüab pigem näidata, et Herderil on suur sümpaatiasüsteem, kogu loodus toimib sümpateetiliste kooskõladena, ehk siis üks sarnane motiveerib sarnast, sarnane paneb sarnase helisema ja et see toimib juba mittehingestatud asjade puhul, toimib ka mittehingestatud asjade ja hingestatud olendite omavahelistes reaktsioonides, näiteks ta räägib sellest, kuidas inimene tunneb mingis mõttes kaasa ka pilliroo kurvale sahistamisele ja kõige lõpuks siis jah, rõhutab seda, kuidas inimkultuuris on see nii-öelda sissetundmine selline üleüldine fenomen, tõepoolest tunneme nii-öelda teistele kaasa, seesama teadvuse teema, eks ole, et jällegi, et siin ei ole ainult analoogia, vaid et me tõesti nii-öelda näeme kehasse sisse, me näeme keha kui mingisuguste meeleseisundite väljundit, eks ole, või väljendajat, me näeme ka tegusid kui teatavate, eks ole, niisuguste motiivide väljendusi ja see kõik omakorda muidugi toimib erinevatel viisidel ka igasugustes kultuuriavaldustes, et mida me siis mõistame tänu sellele, et analoogia põhjal, aga täpsemalt siis tõesti tänu niisugusele pidevale kaasakõlamisele. Kaasatundmine on reaalne fakt, võiks öelda tema. Et tõepoolest tunneme kaasa, see on oluline roll meie käitumises, meie regulatsioonis, meie tundelus, meie selles kõiges. Ja kui nüüd siia saab jälle eriti radikaalse näitena tuua kõrvale Descartesi, kellele siis väidetavalt tema laborisse tööle saamise tingimuseks oli see, et sa suudad oma koera jalaga lüüa ja et sa ei pea koera valu mingiks reaalselt eksisteerivaks nähtuseks, vaid lihtsalt masin, mis teeb seda. Eks ju masina kriginaks, eks ju, ühesõnaga sa ei ole oma kaastunde sentimentaalsest luulust või eelarvamusest nii häiritud, et sa ei suuda seda teha. Et siin näitab seda, ma mõtleks isegi ranget metodoloogilist erinevust, mitte metodoloogilist, kurat, see on isikutüüpide täiesti radikaalne erinevus.
no Descartes tundub meile mingi lihtsalt välja peetud psühhopaat praegu või minu tunde pealt miski pärast tuleb mulle meeles metoodiline. Lotman ühes, ma ei mäleta millises nendest saadetes, kus ta on käinud, ütles, et seal oli see idee, kuidas see lääne naturalism Venemaale jõudis. Et kui lääne naturalist saagis konna sellepärast, ta tahtis teada saada, mismoodi konn elab, siis Bazarov, see Turgenev oma, see saagis konna sellepärast, et ta vihkas traditsioone. Okay. Ma ei tea lihtsalt. Et lõpuks hakkas ju see ideede karavan ju liikuma, eks ole, sinna ida poole ja sealt olid veel oma ette. Ma nagu adun seda praegu siit sellest jutust, aga vaudama sega, räägi sa edasi. Aha, no jah, eks see on see kaastund. Siin on üks huvitav koht, mida ma veel seda lugedes tähele panin, et ta on tõepoolest, Spengler on siit väga palju mõtteid võtnud. Spengler on mingid aspektid väga tugevalt välja arendanud ja kusjuures ka Spengler alutab analoogia printsiibi üle. Ja kui neil on ka ette heidnud, et ta on samast traditsioonist, samast temperamendist. Täiesti samast temperamendist, et kui me läheneme teadusliku rangusega, siis me saame alati küsida, et kus sa tead, kuidas sa tunnetad näiteks sakslase hinge või saksa rahva mingit erilist fluidumit või vastupidi, eks mingi teise rahva oma. Ega loomulikult ega mingit meetodit siin olla ju ei saa. Meetodit teaduslikus Toomas Manni teostest näiteks, eks, aga meil ei ole ju võtta või... Jah, aga mingit ranget meetodit siin ei ole. Et selles mõttes, et Herder oli kindlasti selle poolt, et temale nagu teada saamis iha oli temal tugevam kui hirm eksida. Ja siit järgmine samm on ju, kuivõrd ranget teaduslikku meetodit ei ole saksa rahva või vene rahva hinge avamiseks, siis sellist asja polegi olemas. See on järgmine samm. Jah, aga natukene siin võib-olla ma selles mõttes siiski kaitseks Herderi pretensiooni olla teaduslik. Ehk siis Herder tõesti tegelikult, ta nagu siin ütlebki, et miks ei võiks olla inimkonnast ja inimkonna ajaloost teadust ja filosoofiat, eks ole, et tal ikkagi on ka tõesti niisugune ambitsioon teha seda teadusena ja tema jaoks siis tõesti on teaduse etalon, see tema kaasaegne loodusajalugu, mis tõepoolest selles mõttes on ka huvitav, et tänapäevased teadusajaloolased on ühelt poolt rõhutanud seda, et kuidas need 18. sajandi loodusajaloo ja liikide tüpoloogiaga tegelevad teadlased on saanud inspiratsiooni 16. sajandi hermeneutikast, mis tegeles tekstide võrdlemisega. Ma seda tahtsingi küsida, et ma kirjutasin välja, et ma segan vahele, aga et otsides dialoogi saksa hermeneutise traditsiooni Elise Wittgensteini keelefilosoofia, vaid et leidis Charles Taylor Herderis nende ühise eelkäija, et ole hea, räägi sellest saksa hermeneutilist, seda ma tahtsin nii küsida, aga kuivõrd sa sellest juba ise mängu teed, siis räägi sellest palun, mis too? Kohe räägin, aga ma ikka selle mõtte räägin lõpuni et jah, ühesõnaga, et ühelt poolt loodusteaduse areng või ütleme veel kord loodusteadus kui bioloogia ju nüüd just spetsiifiliselt, eks ole, teist laadi loodusteadus kui newtonilik füüsika, et selle puhul väga suures inspiratsiooniks oli tekstikriitika. See on see hermeneutika. Hermeneutika just nimelt. Et võrdlus, konteksti paigutamine, miski, mis tegelikult juba renessansi ajal ja varemgi oli oluline meetod näiteks teoloogias või ka siis tõesti hiljem filoloogias. Ja nüüd Herderi ajal siis tõesti see loodusajalugu selles mõttes arendab seda edasi ja muudab selle nüüd millekski, mille kohta Herder ise juba ütleb loodusmeetod, natuurmetoode, ehk siis loodusmeetod. Ja loodusmeetod jällegi konkreetselt on just nimelt see, et vaadata asju selles kontekstis, selles keskkonnas, või olendeid, selles keskkonnas, kus nad toimetavad ja uurida, missugusel viisil see keskkond nende olendite ülesehitust ja toimimist mõjutab. Et näide siis tõesti näiteks Buffonilt, kes kirjeldab, kuidas hobused suhestuvad ja hobuste kuju ja näiteks kabjakuju peaehitus suhestub siis selle nii-öelda maastikuga, kus nad tegutsevad, et liiva peal tegutsevatel hobustel on väiksed pead ja tugevad kabjad, pehmes pinnases tegutsevatel hobustel on siis, eks ole, vastupidi. Et need näited tegelikult on miski, mille Herder nüüd kannab, ühelt poolt ise lihtsalt arendab edasi looduse vaatlemisel ja teiselt poolt ikkagi toob sinna ka inimajaloo mõtestamise juurde ja tema näeb selles mõttes meetodit, et ühelt poolt analoogiat, teiselt poolt võrdlused, täpsustamine, mis siis on individuaalne, eripärane, eks ole, selles konkreetses kontekstis,
kontekstis, pidev liikumine üldise üksiku vahel, oletused, mis võiks olla üldine, siis testimine, eks ole, ja tegelikult kui me ju vaatamegi seda, kuidas selleaegne siis loodusuurimine käib, siis väga palju ju näiteks tõepoolest seda anatoomilist ja füsioloogilist võrdlemist on. Goethe, kes on Herderi hea sõber teatud perioodil tema elust, tegeles ju inimese kolju uurimisega ja võrdlevalt kolju võrdlemisega loomade koljudega ja leidis ühe eripärase nõksukese inimkoljus, mis näitas ikkagi seoseid loomariigiga ja nii edasi. Ehk siis tegelikult niisugused väga selgelt juba empiiriliselt tulemusi andnud lähenemised loodusteaduste või loodusajaloos, mille puhul siis Herder arvab, et küllap see annab tulemusi ka inimajaloos. Aga siit siis edasi nüüd selle teema juurde, et see oletuslikkus, et ühelt poolt et kuidas me mõistame mingisugust võõrast teksti või võõrast kultuuri või nii edasi, et me oletame. Kindlasti Herder peab oletamist oluliseks, teistaegu ta väga hästi on teadlik sellest, et see on mingis mõttes niisugune lõputu protsess, et me kunagi ei jõua päriselt kohale. Päriselt ei saa nii-öelda aru, ei mõista seda võõrast kultuuriavaldust või nähtust. Ühesõnaga me peame tõsiselt seda uurima. Ta ütleb näiteks siis oma ühes varasemas ajaloofilosoofilises tekstis pealkirjaga Veel üks ajaloofilosoofia, ütleb ta seda, et me peame, et selleks, et mõista, me peame lõputult nii-öelda seda ajastut vaatama, me peame nii-öelda kõiges viibima, kõigega tutvuma, ehk siis põhimõtteliselt niisugune ikkagi raske töö. Sisseelamine, et see sisseelamine ei ole nii, et ta tuleb intuitiivselt või et me kuidagi lihtsalt panemegi ennast või subjektiivsel pinnal iseendast lähtuvalt asetame ennast kohe võõrasse. Et see on see valeinterpretatsioon, mida hiljem hakati ajama alates 19. sajandi teisest poolest, et see mõistmine on kuidagi hästi niisugune intuitiivne. Just nimelt, et vaja on fakte, vaja on vaadata, kuidas keskkond ja organism omavahel, eks ole, seostatuna toimivad, vaja on vaadata ka, millised lisamõjud tulevad, kuidas kultuurid kohtuvad, nii edasi, eks ole. Et tõepoolest see üksikasjalikkus, just nimelt, hästi palju konkreetsust ja siis, kui sa oled selle töö ära teinud, siis muidugi võrdleme teistega ka, et proovime üldistada, aga me ikkagi teame, et ega me väga kaugele ei jõuagi selle protsessiga, eks ole. Jah, sest nagu looduseski on väga palju unikaalsust. See puhast matemaatikat ei nõruta välja sealt. No jah, just, eks ju, see on see erinevus, sest Ernst Meyril on väga tore artikkel, kus ta räägib ka bioloogia kohast teadusajaloos ja ta ütlebki, et ta jääb üsna täpselt humanitaarteaduste ja reaalteaduste vahepeale, sest ühelt küljelt me saame täiesti biokeemia ja füüsikaga peale lennata organismile, aga teiselt on nagu kõik organismid on reaalselt ajaloolised, eks ju. Reaalselt ajaloolised ja ajaloolistuse puhul tähendab ka seda, et seal on unikaalsus välja juurimatu. Et me ei saa teha universaalseadust Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest, eks ju, sest see on üks nähtus, üks kord, üks nii. Ja sama iga liik on ju mingis mõttes ainukordne, unikaalne. Ja see on nagu lihtsalt fakt, eks ju, et ajaloolisust ei saa kuidagi bioloogiast lahutada ja millestki sellisest, aga füüsikas ei ole ajalugu või tähendab newtonlikus füüsikas ajalugu ei ole ju või ajaloolisust. Ja võib-olla, et siit tegelikult nüüd tulla Ardo küsimuse juurde, mis puudutas nüüd seda suhet termeneutikaga, see on muidugi tohutu selline põhjalik teema ja raske teema ja ega ma siin liiga palju ei julgegi nii-öelda mõtteid pakkuda, aga ütleme mõned asjad, et kõigepealt see sama Wilhelm Dilthey, kes juba käis mul korra jutus eest läbi, kes siis on nii-öelda kuulus just selle poolest, et tema soovis anda siis vaimuteadustele eluaastat, 19. sajandi teine pool on tema põhilised tekstid ja kes proovis anda siis vaimuteadustele, nagu tema neid nimetas, ehk siis tõesti inimese vaimuga seotud teadustele, tänapäeval me ütleks kultuuriteadused või humanitaarteadused, nende eripärase nii
nii-öelda tunnetusteoreetilise aluse ehk siis põhjenduse, miks need teadused on just sellised, nagu nad on. Ta sai siin inspiratsiooni Kantist, eks ole, kes andis loodusteadustele nende niisuguse tõsikindla vundamendi, et tema nüüd proovis anda siis nendele vaimuteadustele. Aga tegi seda siis vastandudes omaaegsele niisugusele ikkagi diskussioonile selle üle, et mis on loodusteaduste, humanitaarteaduste vahe ja tahtis kaitsta siis humanitaarteadusi selle eest, et need peaksid kuidagi mingisuguseid seaduspärasusi välja selgitama ja olema kuidagi sarnased sellele, mis selleks hetkeks oli saanud ikkagi selleks loodusteaduse etaloniks. Ja endiselt see etalon ikkagi oli see mehhanitsistlik, newtonlik lähenemine. Ja siit siis, eks ole, Tiltai ütleb, et vaimuteadused tegelevad hoopis teiste asjadega, mõistmine on see meetod, ja nii edasi. Ja nüüd jah, tagantjärele selline konstruktsioon siis viib Herderini, et Herder justkui juba ette ütleb, mis on see humanitaarteaduste siis niisugune eriline lähenemine ja meetod. Aga mis on, eks ole, selle juures problemaatiline on see, et Herderi jaoks ei ole seda vastandus loodusteaduse ja vaimuteaduste vahel. Kui me rääkisime, eks ole, tema jaoks on kõik see üks ja vastupidi, tegelikult hea inimteadus, inimajaloo, filosoofia ja teadus just nimelt õpib nendest edusammudest, mida on siis need loodusajaloolased värskelt teinud, eks ole. Loodusajaloolased just muidugi. Just, aga ikkagi temaaegsed bioloogid, eks ole. Jah, bioloogid. No nagu öeldud, jällegi Kant ei pidanud bioloogia eriti teadlasteks. Ja sellest me rääkisime. Ja Mair ütles, et oli see füüsika ja humanitaarteaduste vahele või? Jah, selles mõttes, et bioloogia on täpselt mõlemat. Nii reaalteadused kui ka ajaloolised. Et kui me bioloogiast võtame ajaloolisuse välja, siis me ei saa mitte midagi. Ja seleta, sest evolutsioon on täiesti olemuslikult mahataandamatult bioloogiline, mis on epigeneetiline vaade, mitte performistlik. Aga siis jah, tulles tagasi selle hermeneutika juurde, siis tegelikult ikkagi see hilinsem hermeneutiline traditsioon jääb siis sellele pinnale, et Herder on oluline just nimelt sellepärast, et ta näeb seda humanitaaria erilisust ja ei lase ennast sellele loodusteaduslikule liistule tõmmata ja näeb inimest siis ikkagi niisuguse tähendusi loova olendina, eks ole. Erinevalt muust loodusest, samas kui Herderi jaoks kogu loodus on tähenduslik, iga loom on mingis mõttes tähenduslikes seostes, et Herder ütleb ju, et loodus on semiootika, et selles mõttes ma arvan, see on kindlasti miski, mis võiks paeluda meie biosemiotikud ja et vaadata, mis tegelikult on Ega ta seda semiootika sõna ju ei kasuta või kasutab. Sõna otses mõttes siin on semiootika sõna sees. Ma võin selle isegi üles leida. Oli minu jaoks üllatus. Kõik loob tähendusi, see sõna oli olemas juba tol ajal või? Oli. Kusjuures Karl Enson Päär on Tartu Ülikooli semiootika osakonna kas juhataja olnud või professor. Selles mõttes, et loodus on semiootika, ütleb, jah? Jah, tähendab, muidugi siin tuleb aru saada natuke teises tähenduses, näiteks Pääril tähendas semiootika haigustunnuste ja haiguste vastavusse seadmist mingis mõttes. Haigusel on mingid märgid, aga Herderil on see pigem teoloogilise taustaga. Jah, hingesemiotika, see on lehekülg 195 on üks koht, kus ta seda sõna kasutab. Ja seni kuni sa otsid, ma räägin siis veel paari sõnaga, et leidsid üles? Leidsin. Jah, imeline on kunst, mida ta sea juures kasutab ja mõõtmatu abi- ja ravivahendite varu, mida ta mõistab appi võtta. Kunagi hakatakse hingesemiotikat uurima, nii nagu praegu uuritakse kehasemiotikat. Ja kehasemiotika all ta peabki silmas siis, eks ju, kuidas mingid kehaseisundid avalduvad. Ja keha annab märku oma seisunditest. Jah, ta annab märku, aga see märk ei ole seisund ise, eks. Et see on nagu oluline vahe. Keha annab märku. Et see sõna juba nii kaugele läheb. Jah. Me võime seda ka sümptomiga, eks ole, teatud mõttes siduda. Nagu praegu uuritakse kehasemiotikut, tuntakse kõikides hingehaigustes ära nende vaimne olemus, nii et materialistide järeldused haihtuvad nagu uduvine päikese käes. Jah, inimesele, kes on veendunud oma mina seesmises elus, on kõik välised seisundid, milles keha, nagu kogu mateeria, lakkamatult muutub, aja jooksul üleminekud, mis tema olemust ei puudutada. Ta sammub sellest maailmast ollesse teise märkamatult, nagu ta sammub ööst päeva ühest elueast teise. Anna mulle lehekülg. Lehekülg 195 on see. See üks
kujund, millesse ma veel võtsin, et Herder on arengupsühholoog fülogeneetilisel tasandil, liigi kujunemisloo mõttes. Noh, et arengupsühholoog, eks ju, kui me räägime arengupsühholoogiast, siis me saame aru, et lapsel on teine maailmapilt ja kontseptualiseerib maailma hoopis teisiti, tema rakendab sama printsiipiga teistele liikidele. Ja see on... See on mingis mõttes analoogia printsiip, jah, ja tänapäeval näiteks, kes seda kõige rangemalt teeb, võib-olla ja kõige edukamalt, kuna andmeid on nii palju juurde toonud, on Frans de Waal, kes sõimab tänapäevaseid dualistlikke inimkäsitlusi neokreatsionistlikumaks ja tema määratlebki neokreatsionismi siis arusaamana, et vaiki eeldusena, et kogu bioloogia tuleb humanitaariast välja peksta ja inimaju või tähendab evolutsioon peatus inimaju ees, nagu tema ise ütleb. Arvamus või kujutelm, et evolutsioon peatus inimaju ees, ehk inimaju on umbes nagu Kantil, et seal on mingi jumalik säde, mis on mitte evolutsiooniline. Aga Herder ka nii-öelda intuitiivselt vastandub sellele seisukohale. Mitte intuitiivselt, otseselt. Nojah, võiks öelda otseselt. Ja väga otseselt ja paljudes teostes. Jah, et me oleme loodusest pärit ja looduse kujundatud. Aga tõepoolest inimeses on keel, mis on midagi väga erilist. Nojah, aga Jumal on ju samas looduses, nagu me kuulsime äsja, ta samastab selle või panteistlik käsitlus. Jah, aga Kantil on, eks ju, ikka midagi väljast on inimeses. Okei, tal on ikkagi siis see, et puhas panteism, et Jumal on looduses ja mitte seda midagi tast. Sest panenteistlik seisukoht, nii vähe kui mina sellest aru saan, on see, et Jumal on looduses, loodus on Jumalas. Ja loodus on Jumalas ja Jumal on looduses. Mõlemat pidi käib see asi. Ühesõnaga, panenteism ja jällegi ma ei ole ju teoloog, ma hoiatan siin, et loodus ja Jumal on üks, see on panteistlik seisukoht, eks ole, Jumal on looduses. Aga peale selle panenteism ütleb seda, et loodus koos selles oleva Jumalaga on veel paradoks. Loodus on siis Jumala alamhulk, ütleme niimoodi, Venn-diagrammil seda, et oleks arusaadav. Ja tema on ikkagi puhas panteist siis Herder või? No võib-olla tulla tagasi selle Kanti Herderi vastanduse juurde selles plaanis, siis mis puudutab mõistust, siis väga nõus Mihliga, et tõesti Kanti puhul mõistus ikkagi, kuigi ta konstrueerib mingis mõttes seda ka, kuidas ajaloos on erinevad arvamused olnud, näiteks mis puudutab poliitilist valitsemist ja nii edasi, siis sellegi poolest tegelikult on olemas ikkagi need tõsikindlad vääramatud mõistusprintsiibid, mis on väljaspool ajalugu, mis on väljaspool ka loodust. Need on ikkagi tõesti jumalik säde, mis meis on, moraaliseadus on jumalik säde meis, eks ole, või ka tegelikult aruprintsiibid on muutumatud, nii-öelda selged ja siin ei ole mingisugust nii-öelda evolutsioonilist arengut nende suunas. Neil on need eeldused, mida inimkond peab välja arendama. On midagi suguluses platonistliku vormidega? Loomulikult suguluses. Ja teist aegu nüüd see herderlik, kuidas Herder ütleb mõistuse kohta, siin oli suur küsimus, et kuidas seda üldse tõlkida, ta ütleb, et see on etwas phänomenes, mis tähendab, et midagi, mis on kokku kogutud ja veel enam, vernehmen on tegelikult saksa keeles nii-öelda kuulma, kuulmise järgi aru saama. Ehk mõistus on nii-öelda midagi kuultut. Ehk siis mõistus tõepoolest toimetab, nii-öelda proovib tungida läbi erinevatest siis meid ümbritsevatest nähtustest, luua mingisugust laadi süsteemi, eks ole, alates siis tõesti nendest kõige primitiivsematest metetajudest, mis meil on ja töötades neid siis välja niisuguseks mingisugust laadi, eks ole, selgeks süsteemiks. Ja muidugi see ei toimu päris juhuslikult, selles mõttes, et meil on oma see niisugune, mõistus on füsioloogiline, ta järgib meie keha printsiip. Ta järgib meie näiteks seda, et meie keha on sümmeetriline, mõistus otsib samuti sümmeetriat, ta otsib kooskuuluvust, koos toimimist, ühtsust mitmekesisuses ja nii edasi, aga see kõik toimib nii-öelda, selles mõttes ikkagi erinevates kontekstides, ta annab tegelikult ikkagi väga selles mõttes esmapilgul ühismõõdutuid järeldusi, ühes kultuuris arvatakse ühte, teises teist, eks ole, ühes on ühed kujutelmad, teises teised kujutelmad, need kõik on mõistuslikud lõppkokkuvõttes ju, eks ole, meie mõistus on nendeni viinud,
ja samas ei ole üldse mingisugust väljaspool nüüd seda niisugust rasket teekonda kujunenud mõistust, mingit universaalset standardit, millega me saaksime neid võrrelda. Kas ma saan aru, et mõistus on see etvasfernomenes? Jah, mõistus ise on etvasfernomenes. No ja näiteks Gregory Batesoni meeleökoloogiaga läheb väga hästi kokku. No. Mis on päris hea sõna, eks ju, meeleökoloogia. Meil on meeleökoloogia, kus siis mingid asjad settivad ja kristalliseeruvad ajapikku. Erinevates kontekstides kogutud kogemuste toel ja loomulikult, eks ju, see on kõik väga kehastunud. Et sellepärast ta räägib ka inimese kehakujust nii palju ja erinevate loomade kehakujust ja võrdleb neid ja püsti asendile paneb väga suurt rõhku inimese puhul. Aga väike veel märkus, et sa mainisid siin seda Frans de Waali, et ma ka panin ühe viite siia selle Herder empaatiast kogumiku sissejuhatusse lihtsalt, et tõesti see on huvitav paralleel, eks ole, et Frans de Waalil on ju ka tees, et tal on raamat Age of Empathy, ehk siis meie ajastu, kus me saame aru, et tõepoolest ka loomadel on empaatia. Tema kasutab seda empaatia mõistet nüüd muidugi sellises tähenduses, et see tõesti puudutabki nii-öelda teiste teadvuse seisundite äratundmist, reageerimist, eks ole, arusaamist, mida teine parasjagu kavatseb ja nii edasi. Kõrgemate loomade puhul selgelt on ikkagi taoline fenomen tuvastatav ja selles mõttes see kõlab maru hästi kokku, eks ole, selle Herderi niisuguse universalistliku arusaamaga, et loomulikult loomadel on empaatia, et see, et loom reageerib valukarjetele, see on ilmselge, eks ole. Ja samamoodi nüüd inimene loomulikult reageerib loomavalukarjetele, et see sama valufenomen jälle käis ju ka korra juba läbi, eks ole, Descartesi puhul, et kas me siis peaksime ignoreerima seda valuväljendust karjes või mitte. Herderi puhul tõesti see on tegelikult ilmselge näide sellest, kuidas loodus on süsteem, kõik reageerib kõigele, liigisiseselt on need reaktsioonid tugevamad, et üks loom tunneb teise karjed ära paremini kui teise liigi seest tulenevad niisugused eneseväljendused, aga inimene on jah siis selles mõttes eriline olend, et ühelt poolt tal on see animaalne reaktsioon, samamoodi nagu teistel loomadel, nii-öelda liigisisene, aga ka liigist väljapoole, ehk siis me projitseerime ka neid nii-öelda teiste tundeid, siis nüüd me tõepoolest mõtleme, mida keegi võiks või peaks tundma, et ühelt poolt inimlikustame loodust kindlasti väga palju, eks ole, et ta räägib sellest, inimene on olend, kes paneb kõigesse iseenda kujutuse või kujutise, mis lõpuks on Jumala niisugune kuju tema nägemuses, aga jälle teistpidi, see tähendab ikkagi ka seda, et meil on eriliselt delikaatne, nagu ta ütleb, või niisugune õrn närvisüsteem, mis siis tõesti võimaldab meil seda tundlikkust. Ja Frans de Waalil on näiteks mõiste ka anthropodenial, mis tähendab siis antropomorfismi vastandit, eks ju, et kui antropomorfism tähendab seda, et alusetul kombel mingit inimlikku omadust loetakse sisse mõnele teisele loomale, aga tema ütleb siis ka, et sama ohtlik eksimus on nii-öelda selle välistamine. Eriti kui on, mida sarnasem liik, seda põhjendatum seda on. Et kui näiteks šimpans nutab oma last taga, eks ju, siis pole mõtet Descartesi kombel läheneda, et see on mingi masina rikkis kriginad, vaid ta tõepoolest, eks ju, ta tunneb samasugust kaotusvalu, vaid väga analoogset kaotusvalu. Eks ju, sest me oleme ühest asjast pärinenud, võiks isegi öelda, et need asjad on meil ühised, et suurem osa meie tundmustest on sotsiaalsete ja sugulasliikidega meil samad. Ongi samad või väga lähedased, väga sarnased, lihtsalt inimesel on mõni spetsiifiline omadus juures, mis tuleb näiteks keelevõimest. See tõdemus rajaneb ikkagi analoogial, sest Statistikamet meile ei väljasta tõendid selle kohta. Tõepoolest, mingid arvuliste ühikut me ei saa. Ja näiteks isegi need valu väljatöötamismehhanismid on proovitud neid kvantifitseerida, mõned on hiire valugrimasside järgi, eks ju. Ja valugrimass, tegelikult see on ju täpselt samamoodi, me vaatame nüüd niimoodi, et kui valus tal võiks nüüd olla, eks ju, selle juures, ega seal analoogiast ei pääse mingis mõttes. Valust on 2 vaadet. Et see on üks näide. Aga ma juhataksin sisse sellise teise, või teine, see on siin käinud mitu korda, nagu oleme selle ümber tiirutanud tegelikult, võtaksid samast Eeva saatesõnast jällegi,
et mis minu jaoks on siin üks olulisemaid teemasid, mida ma üles nõuks, et Herderi jaoks on kogu inimtunnetus analoogiline. See põhineb meie kalduvusel otsida ning tuvastada analoogiaid üle kogu looduse. Herder leiab, et selle kalduvusel on koguni füsioloogiline alus. Et tuleb see sama nimi läbi, mis on seda korda käinud mitu korda, mida mina pole varem kuulnud, et toetades Albrecht von Halleri uurimustele, väidab Herder sama perioodi tunnetusteoreetilistes tekstides, et elus looduse alusfenomen on ärritatavus, meie lihaste reageerimine välistele stiimulitele. Seetõttu tõmbume sarnase poole, laieneme ja tõukume erinevust, tõmbume kokku, et ikkagi see füsioloogia olulisuseks ole, tuleb siit läbi ja ikkagi see, et maailm on tegevuspaik. Tegevuspaik, läbivõimituspaik, jah. Eelkõige siis ikkagi just see lihaste... Kes oli see Haller, küsime siit Eva käest kõigepealt, et kes, mina kuulsin seda nime esimest korda. Šveitsi arst ja füsioloog, nagu võiks kirjeldada tema tegevust põhilise märksõna kaudu, on siis tõesti, kes uuris meie nii-öelda keha reaktsioone, ärrituvust, tegi katseid muidugi väga, väga oluliselt erinevate loomorganismidega, vaatas, kuidas siis ka tegelikult surnud organismi puhul seesama ärrituvus veel võib jääda, see lihase reaktsioon stiimulile võib jääda alles, ehk siis tegelikult otsis nii-öelda elu algupära ja seda, et et kui kaua, mis on siis ikkagi see, mis paneb organismid liikuma, tuvastas siis tõepoolest selle nii-öelda fakti, et tõepoolest organismid reageerivad välisele stiimulile, on siis selles mõttes selge füsioloogiline protsess, et see, mis on nii-öelda positiivne, selle suunas organism tõukub, ta proovib seda omastada, ta nii-öelda avardub selle suunas, seevastu kui see, mis meile on vastumeelt, sellest on siis see nii-öelda tõukumise reaktsioon, et see on siis üks tema neid niisugusi peamisi leide ja muidugi Herder tegelikult läheb siit kaugemale, ehk siis kui nüüd tõesti Haller räägib ikkagi esmajoones nüüd lihaste tööst konkreetselt, siis Herder hakkab rääkima kogu närvisüsteemi reaktsioonist ja siin on tegelikult mitmed teised olulised nimed, näiteks üks Halleri õpilasi või arendajaid, eesnime ei mäleta, aga perekonnanimi on Krüger, kelle teooriates oli väga olulisel kohal nüüd seesama meie närvisüsteemi kui terviku toimimine ja kes ka kasutas seda just nimelt sümpaatia mõistet või poolest Krügerist Herder saabki siin inspiratsiooni selleks, et rääkida seda, kuidas meie närvisüsteem kui tervik on nagu üks niisugune keeruline muusikainstrument, mis siis nii-öelda heliseb vastusena erinevatele stiimulitele ja jällegi me toimime hästi, kui need stiimulid on meie kehaga kooskõlas, on õiget laadi, kas siis toidud või õiget laadi niisugune keskkond, kus on organismil hea elada ja tegelikult, et see fenomen iseenesest on põhimõtteliselt kogu eluprotsessi selgituseks, ehk siis, et me tõmbume selle poole, mis on meile sobiv, me avame ennast sellele, me soovime seda omastada, isegi võib nii öelda lõppkokkuvõttes ja teiselt poolt tõukume siis sellest, mis meile ei sobi. Ja veel kord, et Herder siis räägib ka inimese hingest või üldse inimorganismist kui niisugusest keerulisest helikeelte koosmängust, mis siis vastavalt positiivselt reageerib või vastupidi tõmbub kokku. Muusikaline metafoorik on üldse romantilises ja antikaartesiaanlikus ontoloogias üsna olulisel kohal ja siin ma tooksin välja võib-olla 2 aspekti. Muusika üheks omapäraseks on see, et sealt on kestus põhimõtteliselt välja redutseerimatu. Eks ju? Just. Matemaatika on ajatu, muusikas on kestus välja redutseerimatu. Kaasakõlamine, eks ju, see, kui ta rääkis seal pillidest, no tänapäeval me teame, et tegu on resonantsiga ja kui me mõtleme, siis mis asi on resonants, siis resonantsi kohta me võime öelda isegi suhteliselt vähe metafoorselt, et tegu on
tegu mehaanilise sümpaatiaga, eks ju, kui oma võnkesagedus ühtib välisvõnkesagedusega, see tähendab kehal on mingi, või noh, täis füüsikalises mõttes kehal, objektil on teatav oma võnkesagedus ja kui väljast tulev sagedus ühtib, ehk sundvõnkesagedus ühtib oma võnkesagedusega, siis on selle võnkesageduse võimendumine. On üks märkus, mille ma tahtsin teha. Teine asi, ma mõtlen, et kui juba meil on tark inimene stuudios, siis ta tuleks põhjalikumalt ära kasutada. Et ma sattusin Joonas Ellermaaga vestlema Herderist. Üks asi, milles me nagu jõudsime üksmeelele, on see, et miks ta näiteks baltisakslased vähe lugesid ja miks ta siin nagu popp ei olnud. Ja võib-olla miks ta üldse nii hästi võrdes Kantiga ei levinud, oli see, et ta tegelikult ikka nuhtles parasjagu kolonialismi. Ja igasugust allutamist ja loomulikult näiteks, mis puudutab baltisakslased, siis nemad olid ise siin allutaja positsioonis. Et võib-olla see on üks põhjus, miks Herder ei läinud, sest näiteks sükest antikolonialistlikku mõtlemist, mitte küll sükese moodsas sõnavaras, on siin ikka päris palju. Aga Joonas Ellermaa saatis mulle mõned küsimused ja ma kasutaksin siis võimalust ja privileegi seda siin praegu ette lugeda Eevale. Herderit on peetud ju historitsismi isaks. Nietzsche on vaadeldav selle lõpetaja näiteks ajaloo kasust ja kahjust. Historismi üheks tagamaaks on vastudiskursus Prantsuse universalismile, väärtustades üksikut, partikulaarset, universaalse ja üldise ees. Herder mõtleb paljusust. Aga see pole ainus taust. Miks üldse mõelda ajaloost? Miks seda nii tähtsaks peeti? Miks peab rahval olema ajalugu? Selline lugejakiri. Kas ma tohin jälle tulla veel tagasi teema juurde, millega sa seda mõtisklust sisse juhatasid, ehk siis baltisakslased. Ja siis arutame veel ajaloo üle. Et see baltisakslaste teema on selles mõttes põnev, et ega see ei ole nii ühene, et baltisakslased just unustasid. No ja mitte ainult. Kõigepealt on nii, et tõesti Herderile pani väga suure, ütleme tema staatusele filosoofia ajaloos pani väga suure siis sellise, vajutas suure pitseri Herderi julgust kritiseerida Kanti süstemaatiliselt ja läbivalt ja mitte lihtsalt Kanti, vaid kriitilist Kanti, ehk siis Kanti sel perioodil, kui Kant oli selle kuulsa Kopernikuse, just nimelt püha Kanti, oli selle kuulsa Kopernikuse revolutsiooni läbi viinud ja tema filosoofia hakkas levima ja tal oli tohutu hulk andunud õpilasi ja Herder kuulutas selle Kanti filosoofia ikkagi läbinisti problemaatiliseks väga mitmes plaanis, nii moraali, poliitika kui ka tunnetusteooria mõttes ja tõesti otsustav oli Herderi julgustükk kirjutada teos pealkirjaga Metakriitika, millel on 2 osa, 1799, 1800, kus ta siis põrmustas nii puhta mõistuse kriitika kui ka otsustusvõime kriitika ja põrmustas siis Herderi enda arusaamises ja väga paljude tänapäevaste tõlgendajate arusaamises, aga suugi mitte siis tema kaasaegsete arusaamises, ehk siis leviv ja valdav arvamus oli, et Herder ei saanud Kantist aru, oli maha jäänud, oli ajast ja arust, ei käinud moega kaasas ja saksa idealistid, kes tegelikult on saanud küllalt palju Herderist mõjutusi, ei tunnistanud seda sellepärast, et Herder oli julgenud nende teist suurt autoriteeti, nende nii-öelda ka nominaalset päris autoriteeti, keda nad tõesti otseselt kumandasid, ehk siis Kanti oli julgenud nii räigelt kritiseerida, nii et see vajutas hästi tugeva pitseri Herderil nii, et paljud ei tahtnud üldse hiljem ennast tema järeltulijaks kuulutada. Ja minul on kahtlus, et kui näiteks rõhutatakse Jakob von Uexkülli kantiaanlust või räägitakse Viktor Heini, teise baltisakslase, kes võib-olla on vähem tuntud, 19. sajandi kultuuri ja loodusfilosoofi kantiaanlust, siis see asi vajaks natuke lähemat uurimist, ehk siis mõlema puhul on selgelt näha paljusid Herderi ideid, mille päritolu nad Herderiga ei seo ja mida nad pigem seovad Kantiga, kellel need on hoopis teises staatuses, ehk siis nagu me nägime, Kanti jaoks bioloogia ei ole teadus või samamoodi
kultuuride uurimisele ei pööra Kant seda sorti tähelepanu nagu Herder. No ja üks küll laiendas Kanti, võiks öelda, kogu liikidele bioloogiale, mis on väga suur samm Herderi lähemale. Just, ja tegelikult küsimus on nüüd tõesti selles, et kas need ideed olid originaalselt just nimelt Kantis või oli Kant pigem lugenud Herderit ja proovinud mahutada tema ideid oma süsteemi. On väga mõjukaid kaasaegseid käsitlusi, näiteks John Samito on üks autoreid, kes on järjekindlalt näidanud seda, kuidas Kanti seesama otsustusvõime kriitika on sündinud dialoogis Herderiga, püüdega seda kuidagi mahutada tema kategooriate alla, seda kuidagi kodustada, aga tegelikult jääb, ütleme võrdluses nende kaasaegse teadusega alla sellele, mis Herder suudab sellest absorbeerida ja aru saada. Ehk siis tegelikult see on väga keeruline, see Kanti-Herderi suhe, ja see on mõjutanud ka seda, kuidas Herderit on retsipeeritud, ehk siis mis on see hilisem arusaam olnud ja mis see soov on olnud, kas ennast siduda Herderiga või mitte, kas siduda ennast Kantiga või mitte, eks ole, kellega ennast ehtida, kelle nimega. Ja baltisakslaste kohta veel nii palju, et tõesti see kolonialism on kindlasti miski, mis selgelt Herderi jaoks on absoluutselt problemaatiline nähtus igatepidi. Siin ei ole üldse mingisugust kahtlust, et ta ründab seda kõikvõimalikest vaatepunktidest. Ja samaaegselt on ta ühtlasi ka üpris kriitiline Saksa ajaloos toimunud arengute suhtes, nii et ka siin on selgelt siis Herder kujutab siin sakslasi tõesti siis selle vallutaja rahvana juba Euroopa ajaloos, ta näeb seal ka paljusid positiivseid aspekte, aga ühesõnaga ta ei ole kindlasti selline, kes oleks keda oleks väga lihtne siis kirjeldada kui mingisugust Saksa idasuunalise kolonialismi õigustajat või kuidagigi, et see leiaks mingit mõistmist tema poolt, just nimelt, absoluutselt vastupidi. Ja samas ikkagi on huvitav fakt see, et on olemas positiivne baltisaksa Herderi retseptsioon ja päris pikaajaline, ehk siis ma olen ise seda uurinud, see algas 1860. aastatel vastureaktsioonina venestamiskatsetele, siis järsku oli Herder oluline ja huvitav, me ei soovi elada mingisuguses suures ühtses Vene natsionaalriigis, vaid Herder kaitseb mitmekesisust, kultuuride õigust iseolemisele, antud juhul siis see kultuur, kes pidi ise olema, oli siis saksa kultuur siin Baltikumis, eks ole, ja selle kas või Herderi taasavastamisel on ikka väga olulised kultuuri ajaloolised tagajärjed, näiteks antakse välja siis dokumendid Herderi Riias viibimise ajast, nii-öelda kriitilised väljaanded baltisakslaste koostatud, püstitatakse mälestusmärk Herderile Riiasse, see ei tule ju tühjale kohale, eks ole. See on siiani alles? Ja see on siiani alles. Kus on? See Riia toomkiriku ees. Ja sõnaga toimub selge niisugune tagantjärele Herderi omaks võtmine ja muidugi tegelikult juba varasemalt, kui me mõtleme kas või siin Tartu Ülikoolis oli ju mitmeid Herderi poolt Riia gümnaasiumis haritud, Riia toomkoolis haritud õpetlasi, näiteks Karl Gustav Sontag või siis Herderist oli kõvasti mõjutatud selline mõtleja nagu Jannau siin Baltikumis, aga sellega ma hüppasin juba 18. sajandisse. Aga nüüd tagasi tulles selle Herderi ja baltisaksa suhte juurde veel üks märkus, nii-öelda juba iseseisvuse ajal asutatakse Lätis ju Herderi instituut. Ehk siis ka siis jälle baltisakslased leiavad üles oma seose Herderiga, toimub suur Herderi uurimine. Väga huvitav fakt on see, et Herderi instituuti kutsutakse esinema ka Martin Heidegger 1928 ja sel hetkel kirjutab ka baltisakslane Kurt Stavenhagen, kirjutab essee siis Herder Riias ja arutab, et kuidas kõik, mis on herderlik, on sündinud siis sellest, et ta viibis Riias. Ehk siis väga... Millal kaua ta seal oli üldse või? Riias viibis Herder aastatel 1764 kuni 1769, ehk siis 5 aastat. Mis ta tegi seal täpselt, käis läbi tõenäoliselt? Herder oli seal siis Riia toomkooli õpetaja ja ühtlasi ka pastor. Ehk siis abipastor esialgu, sest ta oli tõesti väga noor, ta oli värskelt ülikoolist tulnud ja saabus siis Riiasse ja asus seal
asus seal siis sellistele vastutusrikastele ametikohtadele kohe ja samaaegselt äärmiselt produktiivne periood tema loomingus tegelikult, nii et selles mõttes Tavenhagen ma arvan, et muidugi liialdab paljuski, aga vähemalt midagi olulist on tabanud. Ja siis ka Erderi rahvalaul, seda teemat on ju uurinud kõigepealt teed rajavalt Leonid Arbuzov. Nii et palju huvi on Herderi vastu tegelikult baltisakslased tundnud ja osad ka selgelt ennast temaga samastanud. Nüüd oli teine küsimus, oli Herderi ja ajalugu, et miks üldse tunda huvi ajalugu? Miks ühele rahvusele ajalugu? Jah, ma võin siin laienda seda küsimust kohe, et Tormise 90. sünni aastapäeval oleks paslik ära tuua ka Herderi avastused rahvalauludest, sealhulgas ka mõningad Eesti rahvalaulud, mida kuuldavasti Hupel või siinsed pastorid, kelle kaudu Herderil neid saadeti, pidanud millekski. Milleks seda rahvakorinat koguda? Rahvalaul on laiemalt ühenduses Herderi kultuurifilosoofia ja inimkonna mõistmisega. Inimkonna kultuur on midagi ekspressiivset, väljenduslikku. Kultuuris avaldub hing. Ajalugu, kui niimoodi võib öelda, on selle hingeelu kartograafia ja kroonika. Et kuna ekspressivism on nii keskne, siis meil siit otsede kunstilise tegevuse ja esteetika erilise kaalu juurde kultuuris. No iseenesest ta kunstist räägib tõepoolest ka palju ja kuidas vaim arendab välja. Tööriistuda võib teha neid kohmakalt, ta võib need alguses valesti kasutada ja kunagi läheb kõik õige asja ette. Aga küsimus on siiski jah, et milleks rahvusele ajalugu? Et ma vahendan siin seda küsimust. Päris kõrge abstraktsiooni taseme küsimus. Herderlikust vaatevinklist siis loomulikult. Ma mõtlen, kust alustada, et Herder näeb rahvusi niisuguse aluskategooriana ajaloos, selles mõttes on tõesti nii, et ta arvab, et kujunevad välja siis ikkagi sellised suhteliselt selgelt piiritletavad inimkooslused, millel üheks põhiliseks siis kokku toovaks või ühendavaks teguriks on kindlasti keel. Ja ehk siis keel tõesti loob selle kogukonna ja see keel on muidugi siis samas ikkagi ajalooline nähtus, eks ole. See keel on tekkinud ja see keel areneb. Ja siin muidugi võib-olla enne veel, kui me hakkame tõesti rääkima Herderi ajalugu, mõni sõna Herder ja keel või Herder keelefilosoofia. Keel kindlasti ongi Herderi jaoks tõesti jälle mitu korda juba tuleb siin see Heideggeri nimi läbi, kuigi ma ei ole mingi Heideggeri ekspert ja lähemalt ei tahakski neid võrdlusi teha, aga me võime öelda küll, et Herderi jaoks see nii-öelda mõte, et keel on olemise koda, on vägagi kodune, just nimelt. Kas see on Herderi mõte? See on Heideggeri kuulus tsitaat, mis kindlasti on osalt Herderist ka inspireeritud, selles mõttes, et Heidegger tõepoolest luges ja arutles Herderi traktaadi üle keele algupärast, terve seminari pidas sellest ja paljude ideedega läks hästi kaasa. Näiteks see, et kuulmismeel on just nimelt oluline, millest keel sünnib. Me kuuleme hääli ja häältest saavad asjade nii-öelda markerid, tunnusjooned ja selle kaudu me siis hakkame abstraheerima, eks ole, hakkame siduma, nii-öelda objekti eraldama ja anname talle siis selle tunnusjoone kaudu identsuse ja tunneme ära teise samasuguse, näiteks lammas on see, kes häälitseb mää, eks ole, ja selle kaudu tekib meil siis see niisugune mõistestik, aga tõepoolest keel on nüüd miski, milles väljendub, me võime öelda ka nii, et väljendub see sama inimese elujõud. Ehk siis inimlik tunnetus on selline Herderi järgi, et me otsime siis neid asjade tunnusjooni, me oleme niimoodi häälestatud, meil on teadvustatus, Besonnenheit, ehk siis me tõesti toome oma meelteandmed kokku, me teadvustame, me hakkame otsima neid tunnusjooni ja tõesti see keel sünnib alguses meie sisemuses, see ei ole kommunikatsiooniks, vaid see on tõepoolest meie kohtumine maailmaga, hästi oluline jällegi.
ja samaaegselt siis tõesti tänu sellele, et me niimoodi asju ikkagi ära tunneme ja et me loome need niisugused skeemid, mille kaudu asjad meile muutuvad kuidagiviisi korrastatuks, maailm liigendub. Me oleme olendid, kes siis tõesti enam ei taju maailma lihtsalt instrumentaalselt, eks ole, et miski on vajalik meile selleks ja tolleks, vaid meil on ikkagi mingisugune laiem suhestumisviis. Ja see sama niisugune inimese keelelisus, ma vaatan siin, et Hardol on laua peal ka Charles Taylori mina allikad teos. Inimese keelelisus on nüüd miski, mis on kindlasti kõnetanud neid samu saksa, just nimelt, et on kõnetanud erinevaid saksa filosoofe, nii hermeneutika esindajaid traditsioonilises võtmes kui ka neid 20. sajandi saksa filosoofe nagu Heidegger, kes on püüdnud hermeneutikast ennast ikkagi teatud osas distantseerida, aga see keelelisus ikkagi on see, mis Herderi juures on kõigi jaoks olnud atraktiivne, ehk siis see, et inimene on keeleline, et ta ei saagi olla ilma, et ta keelt ei kõneleks, ilma, et ta keele kaudu maailma ei mõtestaks, ja kogu meie mõtlemine on ikkagi tegelikult keelest määratud. Ja mida see tähendab? See tähendabki tõesti seda sama asja, et esiteks, et see mõtlemine ja mõistus on kujunenud, me oleme nii-öelda inimkond oma varasel perioodil on kujundanud siis need oma keeled ühiselt oma keskkonnaga suhestudes, keskkond talletub nendes keeltes eripäraselt viisil, kindlasti on keeltes Herderi arvates võimalik näha, kas nad on nii-öelda põhjas või lõunas, vastavalt nendele temperamentidele, mis on erinevatel rahvastel või vastavalt sellele, millele siis tähelepanu pööratakse, et kuidas see külm ja kuum keeles väljenduvad võib olla erinev ja teistaegu tal on ka teatav niisugune ikkagi inimliigi arengupsühholoogia, selles mõttes, et inimliik on algupäraselt ikkagi primitiivne ja ta läbib teatud arengustaadiumid, nii et see primitiivne keeleloome faas on tegelikult see, kus tõesti inimene nii-öelda mõtleb ülimalt metafoorselt, igal juhul keel on Herderi jaoks metafoorne, aga too nii-öelda keeleloome faas, need primitiivsed kogukonnad, kellel siis see keel tekib, eks ole, need siis tõepoolest väljendavad mingisugust oma sisemist tunnetust asjadest, väljendavad emotsioone ja keeles siis salvestuvad need teatud eripärased niisuguses selles konkreetses keskkonnas olulised ja sellel ajahetkel olulised niisugused arusaamad, et näiteks ta ütleb, et kui me tänapäeval räägime näiteks hingest, siis võib-olla mõnel rahval polegi seda niisugust hingekontseptsiooni, see on juba nii abstraktne mõiste, aga teistaegu me võime vaadata, kuidas siis see hing tuleb sellest, et me hingame, et see on niisugune häälitsus ka, et õhk liigub ja siis me hakkame seda kuidagiviisi abstraheerime selle niisuguseks kujutluseks asjade sisemusest või näiteks ole hingestavast printsiibist. Ehk siis Herderi, ja see on tegelikult juba palju varasem, juba Herderi eelne piiblitõlgenduspõhimõte juba eksisteerivana. Ja Herder saab ka palju oma kaasaegsest piiblitõlgendusest inspiratsiooni, Robert Loth Inglismaal või Michaelis Saksamaal, kes ka arutlevad, et me peame ikkagi lugema seda vana teksti nii, et me vaatame, kuidas tolleaegne rahvas sai asjadest aru, peame mõtlema, mis nende jaoks need mõisted tähendasid. Me ei tohi otsida mingisugust niisugust üldist universalismi, vaid me peame sellesse asja sisse elama ja saama aru, et ka keel on erinev ja talletab mingisugust omaaegset kogemust. Ja nüüd Herder, eks ole, läheb sellega väga hästi kaasa ja arutab edasi, et tõepoolest, et igal rahval on siis see niisugune algupärane keeleloome faas, kus siis talletuvad need samad klimaatilised kogemused ja kus kujunevad välja need alusmetafoorid, mis kas või see sama, et hing seostub hingusega, eks ole, ja need alusmetafoorid, neid omakorda siis varased poeedid, kes tegelikult on ainult rahva eeslauljad, sest kogu niisugune elutunnetus on tegelikult see, et kõik kunstid toimivad korraga alguses, et me üldse põhimõtteliselt esimene rääkimine ongi juba laulmine. Ehk siis, et me laulame ja kui me laulame, siis ega me lihtsalt ei laula, me tantsime ka, eks ole, et kogu meie keha, kõik käib kaasa, me väljendame seda oma elutunnetust, oma emotsioone ja see algne nii-öelda laul
on isegi seadusandja, see ei ole isegi mitte ainult kunstiline väljendus, vaid põhimõtteliselt ka korrastab ühiskonda. Memoreerimisvahet samuti, absoluutselt. Noh, siin ta läheb nagu Pääri arenguseadused, eks ju, see diferentseerumine toimub, arengu käigus Täpselt. toimub diferentseerumine, eristumine ja nende funktsioonide iseseisvumine mingis mõttes autonoomseks muutumine. Väga tabav. Just, et erinevates nendes geograafilistes tingimustes diferentseerub siis see inimliik, eks ole. Ja keel muidugi aitab sellele tohutult kaasa. Selles mõttes, et see sama piibli lugu ka sellest, et kuidas siis see, eks ole, see erinevad keeled ehitavad seda Paabli torni, noh, tõepoolest inimliik ongi selles mõttes, teeb mingisuguse väga erilise niisuguse katse väga nii-öelda luua mingisugust ehitist, mis, eks ole, mingis mõttes läheb kaugemale sellest algsest ühtsusest ja nüüd on küsimus, kas me kunagi üldse kokku saame, on ju. Aga selles on ka siis see hea külg, et noh, et tõesti selle kaudu inimvaim areneb, eks ole, ja mingis mõttes jõutakse kõrgemale tasandile. Ühesõnaga, toimub diferentseerumine, keel ainult võimendab seda, inimkond jaguneb osadeks, kelle siis keel on see juur, milles siis eripärane kogemus talletub, seda pidevalt, eks ole, selles mõttes luuakse edasi, ehk siis poeedid ühelt poolt eestkõnelejatena siis vormivad selle rahvuse, ta kasutab isegi sellist mõistet nagu etopoeia, ja et Homeros näiteks on etopoeet, ehk siis tema ongi loonud selle arhailise nii-öelda Kreeka rahva, ja need asjad, noh, ja kui me uurime seda, näiteks Homerost me saame uurida, siis see elutunnetus juba väljendub seal, et me vaatame, kuidas Homeros kujutab näiteks mehelikkust või voorust tervikuna või noh, mis on tema nagu nägemus, ja Herder ütleb, et absoluutselt see pole see, mida meie selle all mõtleme, eks ole. Ütleb, et noh, see on mingi ehe elutunnetus, mingi ehe selline kuidas tal on see väljend, omaaegne ja noh, hoopis teistmoodi. Ja siis samaaegselt, eks ole, Homeros on tema ajal paljude jaoks etalon, keda peaks imiteerima. Ja siin siis tuleb nüüd Herderil see otsustav vahelehüüe, et absoluutselt selline imiteerimine ei sobi, eks ole, et see ei ole võimalik võtta mingisugune üks kultuur välja ja öelda, et vaat see on nüüd etalon, kelle järgi me kõik loome oma luulet ja saame oma need mõõdupuud, või hiljem, eks ole, prantsuse klassitsism, mis omakorda Kreeka alusel ennast ka paljuski kujundab, jälle ka prantsuse klassitsism ei saa olla meile saksa mudeliks, eks ole, vaid me peame leidma iseennast üles. Just see, noh, et ühesõnaga, et põder ei ole ideaalhirm. Just. Aga ma pean siin vaatama ka kellale otsa ja vaata, kus on jälle läinud kiiresti heas seltskonnas aeg, et see paarikümne minutiga tõmbama seda otsad kokku, et ma nüüd ütlen ka ette ära, et mis küsimusega ma tahaks lõpetada selle, et see on nüüd siin, kui uus hooaeg algas, et ma küsisin alguses inimeste käest, et mis nad sellest kevadest neile on meelde jäänud, sest ta on ju meelde jääv kevad, aga ma olen natuke muutnud küsimust ja üritan viimastes saadetes küsinud kõigilt seda, et nimetage palun, ja tuleme selle juurde tagasi, saate juba ette mõelda, et 3 sündmust oma elust, kus te tunnete, et suur ajalugu on teid puudutanud niimoodi läbi isiklikult, et oota, et kas vastame kohe või? Ei, hoia meeles natuke, et sellega tahaks lõpetada, lõpuni on aega veel. Pane alateadvusesse tiksuma. Pane alateadvusesse tiksuma, just tagasi. Aga ma võtaksin viimase teema veel, et ega me rohkem käsitleda ei jõua, et mis ma siit, ja siis ma saangi ennast selle leheküljega hakkama. Eeva saatesõnast jällegi. Jumal ei ole Herderil eristatud loodusest, no sellest ma korduvalt rääkinud siin, sest Jumal on kõik oma loomingus, see on aktiivne printsiip, kogu mateeriaga kivimid on tema jaoks orgaaniline, sest see sisaldab võimet organiseeruda, suhestuda teiste mateeria osakestega. No see panpsühhistlik alusoovus on käinud ka sellest sarjast läbi, et siit on mulle haakus ta sellega, selle oma sellise siis alus. Oma panpsühhistliku kalduvustega. Sümpatiseeris sulle, tunnistab. Jah, ta haakus mul sellega ja eks ta ka, noh, kui sa vaadata üldse, kuidas see traditsioon, kus ta on, et see ju on üldse sümpaatne, aga et palun ava tausta siin Eeva jällegi, siis saab Mihkel öelda paar märkust juurde ja siis me olemegi jõudnud ilmselt viimase küsimuseni. See peaks vist olema siis Eevale küsimus, et milline on Herderi ontoloogia? Jah, võib-olla tõesti. Ja see on tõesti, jah, miks mitte. Ütleme sellelt taustalt siis see küsimus, et mis on Herderi ontoloogia.
ei ole halb viis no küsida. võib-olla on siin jällegi paslik seesama võrdlus kantiga sisse tuua, nüüd eelkriitilise kantiga, kellel oli teos taevakehadest, teooria taevakehadest juba päris varakult veel enne kohtumist Herderiga avaldatud, kui ma ei mäletan õieti, siis 1755. Ja Herder luges seda teost ja selles oli üks niisugune kandev mõte, et et kogu siis tõepoolest loodust organiseerivad ikka need samad mehaanika printsiibid ja kehade liikumine ja tõmbe ja tõukejõud. Ja Herder luges ja ütles, et see on nüüd võti, aga ta laiendas selle sinna, kuhu kant ei tahtnud. Ehk siis seesama tõmbe ja tõukejõud ei ole ainult nende nii-öelda kehade liikumise seletuseks, vaid seletavad ka siis ikkagi elavaid organisme. Siis pigem nagu Halleri kui Newtoni tähenduses. Just, et niisuguses hallerlikus suunas arendas seda sama kantist saadud ideed. Ta üldse ei arvanud, et kant nii oluliselt reageerib sellele, et ta seda nii ilusasti edasi arendab. Aga kant reageeris sellele tõesti valuliselt ja arvas, et kanti kommentaar ju sellele sama Herderi mõtete teosele oli, et see on metafüüsika ja sealjuures veel eriti dogmaatiline metafüüsika. Ehk siis tõesti Herderi ontoloogia on selles mõttes tõesti selgelt orgaaniliste jõudude, tõmbe- ja tõukejõudude teooria, ehk siis need on need alusprintsiibid, lõppkokkuvõttes läheb see tagasi siis Jumalale kui sellele algsele printsiibile, kes on ühtaegu siis nii spinotsistlikult või ratsionalistliku metafüüsika mõttes mõte, kes nii-öelda subjekt, mis mõtleb ja mis mõtleb iseennast ja mis selleks peab siis looma need objektid, mida ta mõtleb, ehk siis väiksemal kujul maailma liigendama, millest ta ennast ära tunneb, kuid teist aegu siis ka tõesti, et Jumal on see algupärane jõud, pigem siis nüüd juba täitsa sellises aristotelikus võtmes lausa me võime öelda, et see jõud, mis maailmas ennast väljendab ja formeeriv printsiip ja need ta toob kokku siis, et põhimõtteliselt ongi, Jumal on üks mõttejõud, nii-öelda gedanke ja kraft korraga ja see seletab tegelikult kogu selle loodusprotsessi, ehk siis orgaaniliste jõudude niisugune toimimine on see, mis seletab siis nende organismide moodustumist lihtsamatest keerukamate vormideni, aga kõik on lõppkokkuvõttes üks süsteem. Puhas organismi filosoofia. Ja. Näiteks üks kena kontekstist välja võetud aforism, mida võib kuskil mõtte sügavalt korrata, on lehekülg 277. Inimene on täiuslikem animaalne taim. See on tõesti hea. See on päris hea. See on päris hea, jah. Või õnn on alati indiviidi hüve. On täiuslikem animaalne taim. Jah. No see näitab, kui organisistlik ta on, eks ju, ta ei too mingeid ülirangeid piiritlasi, vaid nagu evolutsioonilises mõttes, meil on väga suur sugusus taimedega, eks sellest on viimane vikerkaar näiteks. Mis ta üldse Aristotelesest arvas? Selgelt saab mõjutusi, mis puudutab just nimelt jõu teemat. Aga näiteks veel üks väide, mille ma välja tooks, lehekülg 518 on, eks ju, toob ta välja siin ühe olulisema printsiibi. Milline on peamine seadus, mida täheldasime kõikide suurte ajaloo nähtuste puhul? Minu arvates on see järgmine, et igal pool maal on siin suure tähega, areneb see, mis seal saab areneda, osalt vastavalt geograafilisele asendile ja koha vajadusele, osalt vastavalt aja asjaoludele ning tingimustele, osalt vastavalt rahvaste sünnipärasele või omandatud iseloomule. Eks see võtab kokku, et lehekülg 263 ütleb ta, kõik rahvad on klimaatilised. Ja see on nüüd väga, väga ökoloogiline tees. Ja kus siin nagu lahknevus tuleb, praktiline lahknevus 20. sajandil, selle toob välja Spengler, eks ju, kui ta hakkab eristama suurlinna ja maainimest. Eks ju, võib öelda, et Herderi filosoofia suurlinnades enam ei kehti või nii väga hästi, sest suurlinn on miski, mis on klimaatiliselt sõltumatuks muudetud inimkooslus. Ja kus sa ei näe ka taevast enam. Kus sa ei näe enam taevast, kus sa ei ole enam maaga seotud ja siis et suurlinnad on mingis mõttes kõik ühesugused. Et kui inimene elab maal, ja siit on ka Tammsaarega sugulus, eks ju, kui ta on veel selle maaga kontaktis, kui ta on orgaaniline, kliimaga seotud, siis ta on nagu ka ehe või jumalaga seotud, nagu Tammsaarel on.
Aga kui ta läheb linna ära, noh, eks ju, ega ei ole vahet, kas sa oled New Delhi McDonaldsis või sa oled New Yorgi McDonaldsis, et enam vahet ei ole, aga see, kas sa oled New Delhis põllu peal või oled seal Kentuckis põllu peal, seal on ikka väga oluline vahe, eks ju, aga meie arengulugu on sügavalt geograafiline ja selles mõttes kõik rahvused on klimaatilised. Aga muidugi kindlasti on oluline tähele panna, et tegelikult Herderi jaoks ikkagi mõnes mõttes see inimkonna enese loomine, ehk ta ütleb ju, et inimene on looduse esimene priikslastu, mis tähendab tegelikult seda, et inimene ise loob ennast ja loob oma kultuuri, eks. Ja humaansuse printsiibi lähtsuselt. See tegelikult on teatud mõttes vabanemine ka kliimasurvest. Ja humaansuse teel. Et humaansuse teel tegelikult, see tähendab seda sama diversifitseeritud, lahknenud inimkonna uuesti kokkutoomist kindlasti, mingil kõrgemal tasemel, kindlasti mitte nii, et muututakse ühesuguseks, aga nii, et tuntakse ära mingisugust laadi, eks ole, sarnasused ja analoogiad ja mingid laadina niisugune inimlik püüdlus. Jah, siht arusaamine, et ollakse ühes paadis. Just, arusaamine, et ollakse ühes paadis, rahu käib sellega kaasa nii-öelda konkreetse poliitilise väljundina. Kindlasti ta ei ütle, et see on võib-olla lõplikult saavutatav, aga see on vähemalt niisugune asi, mis püüdlusena tuntakse ära. Teaduse mõistus. Ja see tõesti tähendab ka ikkagi teatavat niisugust kliimasõltumatust ja siin on tõesti selles mõttes huvitav spekuleerida selle üle, et mis siis see niisugune herderlik tõesti nägemus on. Et ühelt poolt siin selles saatesõnas ma olen hästi tugevalt rõhutanud seda, et Euroopa näiteks on tema jaoks midagi, mingit laadi inimkonna arengu uus staadium. Ehk siis Euroopas on juba segunenud rahvad, need rahvad, mis praegu on segunenud tegelikult rahvasterännu tulemusel, eks ole, või tekkinud rahvasterännust. Seal on väga niisugused kummalised ja alguses ülimalt problemaatilised konstellatsioonid nagu Saksa-Rooma kokkusaamine, Rooma poolt kiriku kaudu ja paavsti kaudu tulev niisugune Rooma keisririigi ideoloogia, teiselt poolt sakslased oma toores vallutuslikkuses, väga halb süntees alguses tema arvates ja nii edasi. Ja teiselt poolt ta näeb siin ka, eks ole, mingisugust juba võimalust ja kummaline on see, et Euroopa puhul ta rõhutab just nimelt linnu. Et ta rõhutab seda, et Euroopas see, mis on Euroopas head, need on need linnad, mis seal paavstide ja kuningate ja aadlike varjus on hakanud edenema, eks ole, ja kus on need võrdsuse printsiibid ja omandikindluse printsiibid ja niisugused asjad, mis juba, eks ole, kuidagi väikses kogukonnas realiseeritakse ja linnad loovad liidu, Hansaliidu, jälle midagi, mis, eks ole, meie jaoks on oluline huvitav ja selles liidus on mingit laadi nagu ideena olemas see, kuhu Euroopa võiks liikuda. Ehk siis unistus mingisugusest sellisest rahvaste perest ja rahvaste sõprusest, 19. sajand korjab selle idee üles, annab talle omad rakendused ja problemaatilised rakendused kohati Herderi vaatepunktist, ehk siis igal rahval oma riik, see ei ole kindlasti midagi, mida Herder siin visioonina näoks Euroopa jaoks ja teiselt poolt tõesti, eks ole, see linna kui sellise küsimus on olemas ja nüüd, et milline see linn peaks olema, Herderi jaoks see linn peaks olema väike, eks ole, selles mõttes nõus Mihkliga, et suurlinn on tõesti mingi koht, kus hävib see iseloom ja see oli muidugi Spenglerilt, mis ma tõin juba, eks ju Spengler, kes arendas edasi. Nõus, aga see nii-öelda suurlinnade vastasus, see on miski, mis tegelikult ka juba Herderi kaasajas on üsna tugevalt ka laiemalt levinud. Linna kriitika, linn kui see moraalne mädasoo, eks ole. Ja ta on nagu evolutsiooniline mõtleja selles mõttes, et mitte kuidagi loodusesse tagasi või kaotatud õigsus, vaid see on selgelt evolutsiooniline, evolutsioon tähendab, eks ju, pöördumatut arengut ja inimene ka areneb humaansuse suunas nagu hästi otsib. Oluline ja tegelikult see on hästi oluline ka selles plaanis, vaata, mis sa küsisid, mis puudutab milleks rahvusele ajalugu. Ehk siis ajalugu ei ole selleks, et pöörduda kuskile tagasi, mingisugusesse kuldaega. Ka rahvalaul ei ole selleks, et hakata uuesti rahvalaulu laulma. Vaid rahvalaul on tegelikult selleks, et ära tunda neid mingisugused kunagised arhetüübid, aga ka selleks, et ära tunda oma praegused eelarvamused ja nendega reflektiivselt tegeleda. Ehk siis tegelikult liikuda kuskile sinna suunas, nii nagu Shakespeare, kes on tema nii-öelda, ta ju uurib rahvalaulu ja Shakespeare'i korraga. Ja ütleb, et vaata, ka Shakespeare'is me näeme seda, mis nagu võiks olla see moodne ajastu, et me suudame liikuda ühes ja teises ruumis, et me paneme ennast hoobilt, eks ole, võib-olla kuskile keskaega ja siis antiikaega, et me liigume erinevate aegade vahel, näeme inimest ikkagi seal nende aegade vahel, eks ole, tunneme ära inimese mingid põhijooned, aga teist aegu suudame ka kriitiliselt vaadata, kas või ise ennast, et Shakespeare'i jaoks inglise traditsioon muutub millekski, mida saab nagu kuidagi viisi erilises võtmes nihestatult vaadata. Ta ütleb, et Herder ütleb, et sellise lause, et need niisugused rahvalikud arusaamad paneb Shakespeare kas laste või lihtrahva suhu.
ehk siis just nimelt selleks, et neid kriitilises võtmes vaadata ja siis leida midagi uut. Jah, selles mõttes ta ei ole paigalolu laulik, kindlasti ta ütleb, et vanad vormid peavadki lagunema, nad omal ajal olid kohased ja niimoodi see areng käib. Aga me peame neid teadma, eks ole, mida rohkem me teame, seda paremini me Läbi arengame, seda vabam kriitika. ja loomulikum on meie areng, eks ole. ja selle tulemusena on raamat 1000 lehekülge paks. Jah, sest tõepoolest siin on väga palju, ja samal põhjusel on ka Spengler nii paks. Sest sa ei saa midagi üldistada, vaid sa pead iga konkreetse asja läbi käima. No nagu, nagu bioloogias. aga kena, nüüd on siis küll, peaks katsume 10 minutiga niimoodi tõmmata joone alla, et võib-olla üks tähenduslik märkus, ta Rooma impeeriumisse suhtub ülikriitiliselt. Just sellepärast, et see oli nagu tema arvates siuke barbaarne vallutaja. No suhtub nagu umbes nagu Kukumaasing, et kuradi röövrüütlid. See jäi mulle ka sealt saatesõnast, aga ma annan siis ise võib-olla ette vastuse niimoodi formaadi vähemalt, et me teeme analoogia printsiipi siis pärast sulle. Et minu jaoks 89. 9. november sõidan mina siis bussiga Rakveresse, olen pärit Rakverest ja seal sai veel bussi vahekäigus seista ja bussijuhi raadios kuulsin seda, et Berliini müür on langenud. Teine on 2001, mis ta oli, 11. september oli, seda pidi oleks. See oli see hommikuse istungi käigus tuli kõne, et või kusagil keskpäeval, et on lennuk sõitnud, siis pole teist lennukit veel sõitnudki. 2 lennuki vahel tuli kõne, et siukene ja kolmas on minu jaoks, see haakub, ma kõigepealt küsisin, et mis te sellest sügisest või sellest kevadest olete kaasa võtnud. Et 12. märts ikkagi, kui Trump kehtestas sissesõidu keelu Euroopa Liidu kodanikele välja arvatud Briti, et need on minu jaoks 3 sellist sündmust, kui ajalugu puudutas. Jah, ajalugu, ma tunnen, et ajalugu on, et mis teie puhul on täitsa puhas, ma teen mingit sellist omalaadset sotsioloogilist uuringut siin praegu. Hakkame seekord Mihklis pihta. Vaata, ma olen vist ikka nii palju noorem, aga ja muidugi, sellepärast ma küsingi. Mingid tähenduslikud seigad, näiteks Balti kett, ma olen 82 sündinud. Ma käisin seal, ma ei mäleta seda. Aga ma mäletan bussisõitu, kui ma istusin sinna bussi ja see, mis mul meeles on, mul isegi meeles oli üks onu Uno ja tal oli, ta võttis üks hetkel. Sa 82 sündinud? Ma olen 82 sündinud. Ta võttis nagu tähtsalt niimoodi lausa köhatades ja uhkelt välja purgi Heinekini õlut. Saad aru, ma isegi mäletan seda, et see oli Heinekini õlu. Ta tegi lahti, seda ma tänasel päeval joon, eks ja see oli midagi väga eksklusiivset. Ja see, mis mul oli meelde, ma mõtlesin, kurat, saaks kuidagi selle purgi endale pärast, selle tühja purgi. Ja see on kõik, mida ma mäletan Balti ketist. Sest no muidugi pärast tuli see igasugune lääne prügi korjamine. See oli mingis nii huvitav, et see milline meeletu lääne ihalus oli. Sest ma tõepoolest, ma olin nagu väike laps ja nagamann, eks ju, kui ma leidsin mingi välismaa kommipaberi porist, siis ma pesin selle puhtaks ja viisin koju umbes. Nii, aga läheme edasi teine sündmus. Teine sündmus võib-olla ka kaksiktornid, seda ma ka mäletan, üks klassivend helistas mulle ja ütles, et USA-d lendavad lennukid kaksiktornidesse. Mõtlesin, et ei ole, mis sa ajad, miks nad seda peaks tegema? Ma olin tudeng, siis ma olin just ülikooli tulnud 2000. Ja see oli üks esimeste kursuste tudengeid. Aga muidu ka, jah, tõenäoliselt, et koroona kevad, et siin ma mõtlesin, et nüüd on pöördumine. Võib-olla küll ja tegelikult ikka see iseseisvuse taastumine, et ma olin küll väga noor, aga Balti kett läheb selle, võtab selle, hõlmab selle perioodi ära. Aga ma mäletan ka seda niimoodi, et ma ei teadnud, mida tähendab sõna perestroika, aga ma tean, et kui ma kuulsin seda Villu Tammet laulmas, siis ma lihtsalt nagu hüsteeriliselt naersin, see tundus nii naljakas, et ta tundus esiteks nii totakas oma kukaharjaga, ma ei saanud aru, miks üks täiskasvanud inimene teeb siukest totrust, eks ju. Sa oled siis 7-aastane. Jah. Ja siis nagu ema ja isa vaatasid tõsiselt ja mõelnud, kui naljakas mees, siukesed mingid väiksed eredad mälupildid ühesõnaga. Eva, samavaadsed 3. Ma arvan, et kõigil inimestel tegelikult need väga suured sündmused on kuidagiviisi talletanud, et kõik mäletavad, kus nad olid, eks ole, näiteks kui see juhtus ja kui nad teada said ja nii edasi. Just ma seda otsingi sellist. Just seda, et muidu ma mõtlesin, et kui küsimus on nagu laiem, et kuidas tekib ajalooteadvus, siis ma arvan, minu ajalooteadvuses on näiteks 2 väga varase nooruse sündmust tuleb meelde. Ma olen sündinud 1974
ja esimene oli Brežnevi surm. Kui mu õde mulle ütles, et Brežnev on surnud, see oli 81, eks ole? 82 võib-olla, okei. Ja siis ma mäletan, et see tundus nii võimatu. On jah, täiesti võimatu. See Ivan Orava mälestustes saab olla? Kivi ju ei sure. Ivan Orava mälestustes on see inimesed arutavad, et ta on, kui vana ta on, et mingi 700 või 800. Just, ja tõesti, see kogemus on nagu nii selge ja siis pärast kogu aeg keegi sureb, eks ole. Jah, järjest lähevad. Trah on järjest need erinevad ajakirjad, mille kaanel on siis leinalindiga suur juht. Ja siis järgmine on rohkem selline mälestus, mis võib-olla on unenägu, võib-olla on mälestus, ma ei tea, midagi selget siin ei ole, aga on nagu niisugune Vanemuise teatris käik emaga, kus mängiti suve ja kus nii nagu ma mäletan, selle etenduse jooksul pandi korraks mängima Eesti Vabariigi hümn. Ja see pidi ka olema 80-ndatel, nii et ma ei tea, kas see saab olla tõsi ja kuidas see võimalik on. Aga lugu oli nii, et mina seda muidugi ära ei tundnud, sest ma olin veel väike. Võis vabalt olla, jah? Aga ema hakkas nutma ja siis me läksime koju ja siis ema hakkas arutama, et mis see nüüd on ja mis see võib olla ja siis see oli veebruarikuu, nii et see võis olla tegelikult 24 veebruar, nii et võis olla selline riigivastane akt, mida siis Vanemuise teater teostas sel hetkel ja Nõukogude riigivastane, eks ole. See võis olla 87 vabalt juba. Võimalik, ma ei suuda seda dateerida, ma ei suuda seda kinnitada, aga mis see minu jaoks oli see, et ma sain aru, et see Eesti Vabariik, see oli kindlasti Nõukogude aeg ja sügav Nõukogude aeg, mitte see nii-öelda ülemineku aeg. Ja et ma sain aru, et tõepoolest, et Eesti Vabariik on midagi ikkagi väga nagu, et see on olnud, et see on kuidagi viisi uuesti kohal ja et see tekitab väga tõsiseid emotsioone. Et see oli siis nagu teine niisugune ajaloolisuse äratabamine. Ja siis võib-olla kolmandaks, ma ei räägiks nii palju sündmusest, aga lihtsalt see protsess, et tõesti mina olin siis noor 90-ndatel, nii-öelda ülikooli astusin ja sel, 2 või mida ma siis nüüd astusin, ja sel hetkel lihtsalt kogu aeg see pidev tundmine, et kõik muutub, kogu aeg muutub, kõik on meie teha, mis me teeme, nii-öelda, et kuigi tegelikult ma liikusin võrdlemisi traditsioonilistes rahvuslikes ringkondades, akadeemiliste organisatsioonide nagu taasasutamine ja ma astusin hiljem, ma ei olnud taasasutaja, aga ma astusin Eesti Naisõppes Seltsi ja nii edasi, aga kuidagi ka seal oli see tunne, et on küll nüüd mingid vanad asjad, mis me oleme võtnud, aga me kõike teeme nüüd uuesti, ise leiutame ja ise anname neile tähendusi. Ja see oli hästi võimas tunne tegelikult, et kõik on nagu avatud, kõik on meie teha ja et on nagu mingi uus avanemine. 9. aasta algus. See on hästi põlvkondlik. Kena, aitäh teile nendest mälupiltidest rääkimast ja saatesse tulemast. Väga palju jäi rääkimata Herderist. Väga palju rääkimata. Jah. Olen sellega ka täiesti nõus, see ei ole kummatigi üllatav. Et mul on väga hea meel, et tulite stuudiosse, et minu arusaamine Herderist kasvas ikkagi hüppeliselt, sest mõnest normaalne tüüp. Jah, tundub, et ole Riias ka elanud ja puha. Et aitäh teile tulemast veel kord Eva Piirimäe, Mihkel Kunnus, rääkisime siis, ma arvan, et see oli 92. või 93. ma mäletagi peaaegu peast. 93. näiteks Tähenduse teejuhtide saade ja rääkisime siis sellest raamatust, anna mulle palun seda, Johann Gottfried von Herder, mõtteid inimkonna ajaloofilosoofiast ja käis nagu ikka Sinka-Vonka ja siin me nüüd oleme lõpuks. Aitäh kuulamast ja head elu jätku. Aitäh kutsumast.